Tere jälle, head Sokkerneti vaatajad ja kuulajad. Meie taskuhäälingu pikk ette ja ise järele järjekordne osa on teie ees. Olgu parandatud ka, et episood number 381, me oleme neid nii palju teinud, et vahepeal lasime täiesti käest ära kuidagi. Meil olid saate pealkirjas ühed numbrid ja kuskil thumbnailis teised numbrid, nii et mõõtsime välja 381, kõik on paigas. Räägime jalgpallist, üllatust, MM-ist, aga Premium-liigast ka muidugi, sellepärast, et olulised mängud on olnud vahepeal. Ja õnneks on meile ka tulnud väga häid ja huvitavaid lugeja küsimusi, nii et julgustan vastama või küsima ja siis me vastame ja siis on hea. Meil on kuidagi MM-il on debütante palju ja meil on ka selline debüütide saated järjest siin kõik. Ma mõtlesin, kuidas ma tutvustan sind, aga siis kui eelmisel korral oli Märten Pajunurm, siis meil nüüd on stuudios mees, kes on Pajunurme lööke Pajunurme särgis ära võtnud, et neid maailmas väga palju ei ole, ma arvan. No pigem on neid vähe jah, aga au oli tõrjuda Pajunurme särgiga tema enda lööke. Ma arvan, et ma võib-olla olen ainuke inimene, kes seda teinud on. Võimalik, nii et Gunnar Salu, jätke see nimi meelde. Tervist. Ja kes muide ei tea, millest me räägime, siis noomitus. Et ei ole järelikult Sokkerneti Instagramist vaadanud, kas tuleb ära asju, osi, 2 tükki on olnud, 3. peaks nüüd kohe tulema, seda viga annab parandada. Ja Markus Jürgenson on ka leidnud jälle Võsult teie stuudiosse. Tere! Jah, rääkides vigade parandusest, siis mul meenus kohe see, kas tuleb ära viimane episood, et kuidas see siis nagu nii läheb, et Jürgensonil on 5 katset ja ei tule ära ja siis Pajunurm paneb esimesega. On sul, mis sul on, nagu tsiteerides oma kunagise suure juhi ja õpetaja lemmiklauset, et mis sul enda õigustuseks öelda on? Ei noh, see tolles videos, seal võib igaüks teha kõike, mis tahab, et valesti monteeritud. Aga võtame selle õige statistika, võtta Premium-liiga statistika lahti, et seal ikkagi on vist protsendid minu poole. Väga veendunult ütlesid, et vist on protsendid minu poole äkki võib olla, jah. Aga mul ei ole neid ees, sa nüüd panid mind keerulisse olukorda, oota, ma vaatan kohe. Ei, mida sa vaatad? Ma tean, et ma olen 2 korda eksinud. Circa 30. Iga kui ma otsin, ma ütlen ära, et mina olen endiselt Kristjan Kangur, nii et ei ole muutunud midagi. No ausalt öeldes nendes videotes ülemäära palju tõrjetööd ei pidanud tegema. Oli seal väravaht ka või? Ma ei olegi nii täpselt seda vaadanud. No, sinu löögid läksid kõik sinna, et seal on mingit väravavahti vaja, kuhu sa lõid. No ma ütlen kohe ära ka, et penaltite puhul öeldi mulle, et hüppa teisele poole ja me teeme päris penalteid järgi, nii nagu video peal päriselt oli. No võt, jah. Aga sul oli reaalselt, sul oli seal aus nagu argument, et umbes, et mida ma saan sisse lasta, kui te raami ei löö. Nagu. Kui mulle lüüakse üks löök raami. Ette kokku leppida igasugused asju, kui te raami ei pane, siis nagu väga raske kaasa mängida. Ühesõnaga jah, jääme selle juurde, et Jürgensoni statistika on parem. Järgmises saates peaks jälle Pajunurm olema, siis saab vast teist tõde kuulda. Aga jah, räägime MM-ist ka natukene hiljem. Premium-liiga on siin vahepeal nii oluline olnud, aga tegelikult ma küsin ikkagi nagu alustuseks ära, et kuna teid ka eelmine kord kumbagi ei olnud saates, et mis on muljet avaldanud seni kõige rohkem? Mis on meelde jäänud nii-öelda vabakava selles mõttes? Ma ise ka ei usu, et ma seda ütlen endiselt. Nii? Jänkid. No võt. Ehk siis USA koondis. Ma isegi mõelnud nende peale tegelikult, mis nüüd tagantjärgi tundub, et päris rumal, et ei mõelnud. No kõik ju... Panna nagu pusletükid kokku, siis nad võivad ikkagi... Nemad võivad need mustad hobused olla küll ju. No Pochettino isegi ju minu meelest ütles, et tema seda MM-i õnnestunuks ei loe, kui nad sealt selle trofeega ei lahku. Seda ütlesid kõik. Aga vaata USA-ga oli alguses nagu see, et enne turniiri, et neilt nagu pigem oodati läbikukkumist. Et väga palju oli seda, kui küsiti, et kes põrub, siis oli USA. Kuigi ongi küsimus, et mis see põrumine nende jaoks on. Alagrupi jäämine oleks põrumine ilmselgelt. Seda vast nüüd keegi ei kartnud, et nad sinna jäävad, aga varakult välja kukkumine. See, mis nad 2 mängu näidanud on, seal siis vähemalt hetkeseisuga nagu mingit väljakukkumist küll ei paista praegu, aga jällegi, et see on MM ja siin käivad asjad nagu väga kiirelt ja väga järsku ja väga nagu nii-öelda ilma empaatiata. No Rootsi pealt nägime, eks ole, et paned 5-1 ja näpud püsti ja siis järgmises asjad 1-5 ja mis seal rootslased ise kurtsid, et kogu maailm naerab meie üle. Et see on ka natukene nüüd üle pingutatud,
aga no mingi tõde seal on, eks. Aga noh, ja siis minu jaoks ikkagi tavapärased kahtlusalused, noh, kõik need Hispaania, need suured, Prantsusmaa muidugi oma, Prantsusmaa selle viimase mängu teise poolaja pealt, on ju, kui nad said oma selle käigu sisse. Aga ma kunagi pole nagu USA nagu koondise, jalgpallikoondise mingisugune austaja olnud või nad on mulle kuidagi vastu karva olnud, aga praegu ma ootasin Kanadalt sellist mängu nagu USA näitab praegu, ootasin Kanadast rohkem, aga nüüd näinud neid mänge, siis endalegi üllatuseks ma nagu kuidagi hoian nendele jänkidele pöialt. Ja kontrollmänge vaadates neil ju seal, mis nad Belgialt said 2-5, Portugalile kaotasid, Senegali võitsid, Saksamaale kaotasid, et nagu enne turniiri mingit väga suurt optimismi ei olnud, aga need sellised vastased, need on tulemas kõik, et Paraguay ja Austraalia on natuke teine klass ikkagi. Ja siis tegelikult, need suured on alati, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, aga siis ka eelmise MM-i, mis nad olid, 4. või? Marokko või? Oli 4. Olid nad ju siis mängiti 3.-4. koha mäng ka. Mida sellel MM-il vist ei mängita pronksi kohtumist. Ei, mängitakse ikka. Mängitakse või? Jah, nagu mul jäi nagu meelde, et viimasel nädalal oli 3,5 mängu, et kolm mõttekat mängu ja siis see 4. ka veel. Oled kindel? No minu meelest oli kirjas. Aga Marokko ka. Marokko on ka päris tulist minekut näidanud. Ja kirjas ikka täitsa, jah. 18. juuli. Pange endale kirja, et siis sellel ajal midagi tarka teeksite. Ainuke mäng siis, kus on... oleneb, kes sinna jõuavad. Ma vaatan praegu tegelikult vaatad peale nagu Wikipedia, tegelikult ei ole ju oluline. Mis siin oli? See oli üle-eelmine, kus mängisid Belgia ja Inglismaa mängisid nagu 3. koha peal. Tegelikult võiks ju olla mäng, mida vaatad, mida seal tehti, seal lükati kõik need vennad peale, kes seni polnud minutit saanud, eks ole, kõigil oli täiesti savi, kes selle mängu võidab. Et kui sa vaatad nagu seda nimekirja ka, siis praegu on ju Wikis kõik need sõelmängud, asjad on... winner match 83, winner match 84, kõik winner, ja siis tuleb sinna vahele üks loser. See ongi täpselt 2 looseri mäng ja see on mõttetu asi. Selle võiks ära kaotada minu meelest küll. Aga kui sa küsid, mis meeldib, siis minu meelest on äge see, et väikesed ei ole nagu jäänud peksupoissideks, minu meelest. Ei ole. Ja kindlasti on äge see ka, et need väikesed mingid ilusad lood, näiteks see Vozinja, see värav, täiesti uskumatu 40-aastane kutt, et pole see Ronaldo suisagi ainus inimene, kes seal kõrges eas mingeid tegusid teeb, et minu meelest see on väga vinge. No just see, et Ronaldot isegi ootaks nagu, eks ole, et küll ta nagu välja veab, aga et see mees elu mingit Vozinjalt väga ei oska oodata. No ma arvan, et kui me hakkame nagu lugema, kui paljud inimesed teadsid, kes siuke jalgpall nagu Vozinja on olemas üldse. Aga Trenčinis mänginud. No võt just, et aga ei teadnud keegi teda, eks ole, nüüd teevad kõik, et need on jah ägedad lood, sellega ma olen nõus. No võt, aga meil MM-ist me jõuame rääkida veel, käime Premium Liigaga üle ikkagi sellepärast, et meil on väga olulised mängud olnud. Alustame nii-öelda olulisemat test, ma ei teagi, kumb siin olulisem oli, aga võtame siis kronoloogiliselt selles mõttes, et Levadia Kalju oli enne. Ei saa öelda, et 90 minutit mitte midagi ja siis lisaminutitel lüüaks, et seal tegelikult ju asju oli küllalt, aga Henri Verk tassis nii, et vähe ei olnud, kõik tassis välja, penalti ka veel. Ja siis tundus, et Levadia teeb oma klassikat, ehk et lõpuks ikka Tambetuu tõmbab kannaga ühe ära 3. lisaminutil, aga näed, Kaljul oli ka midagi veel varuks. Tarasenkov ja 1-1. No see tundus, et läheb nii, nagu me harjunud oleme, selles mõttes, et algab rahulikult see mäng ka Levadia poolt vaadatuna, on ju. Ja siis nagu seal ülekandeski sai räägitud, et krutivad juurde, hakkavad seda oma vurri panema selle ees, hakkavad kohti vahetama, kuidagi nagu vabanevad pärast 20 minutit just need mängijad, need ründavad mängijad Levadia poolelt, et kui nüüd vaadata seda mängu nagu sellise pilguga, et mingil hetkel Rasmus Peetson, kes mängis seal number 6 positsioonil, et ka tema teeb sealt positsioonist neid jookse ka sinna vastase kaitseliini taha. Et mida mäng edasi, nad hakkavad ennast mugavalt tundma, hakkavad tegema neid asju, see mäng hakkab voolama. Peetsoni jooksust tuli ju väram ka. Jah, seda mõtlengi, aga ta tegi seal minust ühe jooksu ka varem. Et muidugi mängu alguses on struktuur paigas, kuidagi elad rohkem sisse, sa hoiad seda positsiooni rohkem, aga siis see Levadia hakkab seal kruttima, et küll see Ainsa läheb ta vasakule, siis Joao Pedro seal õljub ringi, Peetson teeb liini taha jookse, siis nad hakkavad möllama seal. Et läheb nagu tavapärane on, et krutivad juurde ja siis lõpuks kägistavad ära. Aga näed, üks eksimus tegelikult kaitses ja pandi sul viimane sekund, muidugi päris korralik mammu tuli ka sealt jalast,
no natuke oli õnne, et see pall sinna ette tuli üldse niimoodi, aga noh, jällegi eeltöö, ütleme, Sotšukovilt väga korralik. No ja õnne jaa, aga kui sa kastis nii vaba oled, siis muidugi siis tuleb kaitset otsa vaadata ikkagi. Ja vaata, sinuga me kommenteerisime eile seda Flora mängu ja ma ütlesin sulle, et seal Tovstik jooksis selle olukorra kinni, et selle pärast see Eesti liigas ei olegi eksimus. Et kõrgemal tasemel sa ei jõua sinna enam kontakti ja sealt tuleb väga ohtlik olukord, see on eksimus. Ja sama oli nagu selles Levadia mängus ju Saliste seda palli ei võtnud seal viimasel sekundil, on ja okei. Ja siis tuli värav. Oli eksimus, karistati ära. Aga enne kui sa ütlesid, et ei teinud mugavalt sinna kasti peale see pall, seal oli ju Tammik, kes läks seda palli klaarima. Aga vaat seal tuleb jälle see ütleme, klass välja, et kõrgemal tasemel, tipptasemel lüüakse see pall minema. See õnnestumise protsent on märgatavalt kõrgem, et ka sellises keerulises olukorras, okei, see oli nõrgema jalaga tal, aga siiski see pall lüüakse sinna keskjoone kanti auti. Aga siin ta praegu, tulenevalt kehvast kehapositsioonist ja nõrgema jalaga löömisest lõi ta sükse plönni sinna kasti peale, kust pandi siis 90+, mis oli 6-1-5 või 5, jah. Aga jah. Tõesti lõpp oli minu meelest ainuke asi, mis selle mängu ära päästis, sest ülejäänud mäng oli ikka suhteliselt fännina, ma arvan pigem ebaatraktiivne nagu. Kas meil on nagu põhjust, kui sa juba korra nagu seda Euroopat mainisid, et kas on nagu mõtet Levadial muretseda, sest kui hakata vaatama, okei, siin vahele tuli Tallinna derbi, eks ole, kus Flora ikkagi suht kindlalt paika pandi, aga Tammekaga oli vaja kaitseväravat kuskil viimastel hetkedel Nõmme Unitedi vastu tehti oma elu ise keeruliseks, nüüd ka okei, tõesti, Berk tassis kõvasti, et võimalusi ju oli, et kas nagu on mingit murekohta ka või pigem... Ma ei usu. Et lihtsalt on tasavägi. Kui sa ikkagi neid mänge oled näinud, siis ma ütleks, et ei ole põhjus nagu häirekell. Ärme tulemustest liiga palju välja loon. Jah, mängupilti vaatad ju, neil ikkagi toimib ja ei ole nagu selline tüüpiline kangutamine. Et ei siit... Ma ei usu küll, et see ju, ütleme, kogu see õhkkond seal ja kogu see olek ja kogu see, tegelikult see, mis väljakult vastu peegeldab, see annab nagu väga palju vastuseid. Loomulikult, kui sul nagu asi voolab, kõik toimib, aga sul tuleb ja tulemus ka ei tule, nagu mitu mängu järjest, siis võiks olla mure, aga see 1-1 Kaljuga, ega see ei ole ju mingisugune katastroof. Võib-olla ongi nagu väike selline meeldetuletus, et ikkagi tuleb nagu päriselt lõpuni mängida. Tammekaga läks ju ka neil nugade peale ja lõpus seal Vankvo pani peaga ära. See oli juba ammu, aga lõpus on mingil määral ikkagi kangutamiseks läinud, aga ega nad niisama 13 punktiga tabeli tipus ei ole. Nagu. Jah, ja ikkagi fakt on nagu see, eks ole, et nii Tammekale kui Nõmme Unitedile lõpus löödi ära. Löödi ka nüüd, aga tegelikult jah, siis korra nagu mingi keskendumine kadus või midagi. Ja millest muidugi siin veel oli selle mänguga seoses juttu, oli Nikita Andreev, kes minema saadeti esimese poole lõpus. Aga isegi mitte see, et juhtub ikka, loomulikult ta seal ei läinud vist Kanderaami poisile sai pihta seal veepudelit või midagi lüües, eks ole. Ei saanud. Millegile ta pihta sai, ma ei mäleta, kas ta oli varumeeste pingile? Ei, varumeeste pingile viskas, enda pingile viskas selle. Vabandamas ta selle igatahes ka nagu kellegi ees käis veel, aga ühesõnaga seal lammutada nii ei saa, see on nagu arusaadav, aga mis seda ikka juhtub, on juhtunud enne, Andreevil siin samas on juhtunud ja siis ta on saanud seal tribüüni ees tähistada ja kõiki asju teha, eks ole, ja juhtub edaspidi, aga mis nagu kõneainet tekitas, oli see, et ega ma vaatasin juhendit ka, sest et väga paljud inimesed küsisid, et oota, nii võib või? Et lähed tribüünile, sinna pingi taha esiteks, kus sa põhimõtteliselt võid ju karjuda ka asju. Ja ma ei tea, vaevalt nüüd nagu Instagrami hakkas panema mängu kohta postitusi, et telefonil tal käes kogu aeg, kellegagi ta suhtles seal. Mulje jäi küll nagu selline, et ta nagu suhtles võistkonnaga edasi. Ja pärast ta läks sinna kaugemale, aga siis ma nägin ka, kellegagi ta 1-1 rääkis seal, et ära ta kindlasti ei läinud. No tegelikult... Mis see juhend ette näeb siis? Tegelikult juhend ütleb nagu seda, et sa pead minema ära sealt tehnilisest alast. No tehniline ala on, ma ei tea, 10 korda 2 meetrit. Sisuliselt on see, et sa, sind saadetakse nagu väljaku äärest minema, aga näiteks siin Lilleküla staadionil tähendab see seda, et sa paned selle värava enda selja taga kinni ja sa võid sinna esimesse ritta ka maha istuda tegelikult. Mida ta tegi? No ta istus vist teise. Sest ta pink jääb ette, siis näed nagu paremini. Aga kas reeglis pole mitte see ka kehtestatud, et ta ju ei tohi mitte kellegagi suhelda? Eemaldatud, kirjutasin välja, eemaldatud ametiisik ei tohi kuni mängu lõpuni mitte mingil viisil juhendada ega kontakteeruda võistkonnaga ega viibida tehnilises tsoonis.
mitte mingil viisil juhendada ega kontakteeruda võistkonnaga. Ma ei ole päris kindel, et see punkt oli täidet. Ei, võistkonnaga, mängijatega. No võistkonna alla käivad antud olukorras ikkagi ka treenerid, ma arvan. Kogu see punt, kes sust maha jääb sinna välja. No, üks ühele ta rääkis mängijaga kindlasti, pärast ta läks sinna selle VIP-looži või Paide looži, kelle loož seal on, läks sinna alla istuma, telefonid tal käes, tundus, et kellegi kõnes oli, et ma arvan, et ta jõudis omajagu juhised sealt ära anda. Jah, aga no vaat näed, siin hea point Jürgensonilt tegelikult, et ma niimoodi ei mõelnud seda, ma mõtlesin kohe nagu, et kui võistkonnaga, et siis sa ei või nagu tiimiga suhelda, aga treenerid on ka nagu osa võistkonnast, ma arvan. Ma kohe vaatan. Ei, no aga me ju näeme Eestis. Oota, meil on terminid ja ma vaatan järgi, meil on terminid on ju sätestatud ilusti reeglites, mis on võistkond, kohe sa ma tead. Noh, et aga me näeme ju, mismoodi see siis suures jalgpallis on, sest me näeme ju, ma ei tea, Pep Guardiola on eemaldatud, ta ju tal istub mingi vend, siis istub sul kõrval, sul istub kõrval mingi neutraalne vend meeskonnaliiga, kes võib suhelda. Inglastel on ka see, et kui nad on vaata, nagu sul on see keeld mingitest kaartidest näiteks, siis inglastel on ju väga selgelt on see, et see on touchline ban. Touchline, eks sa ei tohi olla joone ääres, kõik muu on lubatud. Fergusonil oli see valge lauatelefon, eks ole, millega ta helistas sealt, nüüd aeg on natuke edasi läinud. Ja suhtluspingiga on lubatud näiteks Inglismaal. Me oleme ju ka seda näinud, et saadetakse tõesti mängu ajal ära, siis ta juba on kuskil seal üleval loožis ja siis algul istub niisama ja siis 2 minutit hiljem näidatakse uuesti, siis tal on juba klapp kõrva leitud. Seal on minu meelest lubatud. See on see, et saadetakse ära joone äärest kõik. Aga siin on konkreetselt reeglites kirjas, et võistkonnaga suhelda ei tohi. No Supercupil saadeti ju, Simeone saadeti ka sinna kuskile kõrgemale, kui Atletico Real olid siin ju Alekokil. No tal oli keeld all, jah, siis tal oli seal, kus oli kunagi Sokkerneti kontor ja Simone jalajälg oli ukse sees. No ühesõnaga selle olukorra lahendaks see, et Andreevi kõrval istub üks tema staffi liige, istub kõrvale, Andreevi ei suhtle meeskonnaga, suhtleb enda kõrval istuva isikuga, kes siis suhtleb pingiga. Ei no, kõike saab, selles mõttes. Aga reaalsuses. Saad minna ju tribüüni alla, saad minna riietusruumi ka, keegi ei näe, mis sul seal telefon on käes või mis, eks ole, aga kirjas on, et nagu suhelda ei tohi. No aga teoreetiliselt toimiks, kui sul istub just kui suvaline inimene kõrvale, siis sa räägid talle ja ta räägib omakorda edasi, ma ei tea, Artjuninine või kellegile. Ei no seda telefonimängu saab teha mingi 3-4 inimesega ka ja siis pärast laiutad käsiga, mina ei tea, mida nad ei no jaa, aga see on asi nagu, lõpeta ennast selles mõttes, et see oli ka seal tolles mängus oli Artjunin seal läks pingi kõrvale, küsis sealt Andrei ütles, ja teeme nii, mis see nüüd nii hull asi on. Ei aga mis see võistkond on? Võt see mind huvitab, et mis seal juhendis on? Ma praegu ei leidnud kusjuures, et see niimoodi... aga loogiline oleks, et kogu võistkond, treenerid, ma ei tea, pole vahet, kas ta on väravahti treener, ükskõik kes. Minu kaine mõistus ütleb ka seda, et see võistkond on ikkagi see, kes on nagu sel päeval sul sinna mängule tulnud, et tõesti selle varupalli varupumpajani välja, kui sul see on võistkonnas, eks. Aga ma ütlesin seal stuudios ka, et natuke minu arust, natuke liiga kergekäeliselt saadeti see Andrei Vera, ta ei teinud seal midagi nii hullu, esiteks ta läks keema seal, alguses ta läks nagu tõmbas ennast käima üldse oma meeskonna selle Jabiri peale, kus see hakkas seal peaaegu oleks 1-1 jooksnud, siis pööras tagasi. Sellest võib aru saada, nagu kui see Jabir on närvi ajab, nagu siis seal peaks nagu alastama. Ta sai päris kurjaks ja siis väga hästi Andreev Nikita on õppinud ühe fraasi serblastelt ära, et see Jabir hakkas minema, siis ta pööras tagasi, mängis tagant söödu läbi, vaata. Andrei plahvatas ja siis ta pööras sinna oma pingi poole, mängijate poole ja siis please explain me why you do that. Miks ta nii teeb? Ei, see on aus, jah. Aga et jällegi nagu ka vaatame, ühesõnaga, me uurime seda nagu ka ametlikku vastust, et mis on võistkond ja kas nii võib ja mis on sanktsioonid, kui ei või. Et jah. Üks asi veel, millest selle mängu puhul rääkida on ju publiku number 379, see on tegelikult top 4 tiimi mängu kohta üpris kohutav tegelikult. Tahtsin tegelikult jõuame nüüd kohe Flora Paide mängu juurde ka, aga tahtsingi nagu need kokku panna, et eriti nagu need 2 mängu koos, aga lähemegi sinna siis 563, aga et see oli ka natukene nukker, et telepildist nägi veel nukram välja, sest et kuna päike poistis lagi pähe ja siin Lillekülas see on teinekord nagu jälle häda, eks ole, nüüd meil on liiga ilusad ilmad siis. Et võitlus on nagu kõva ja kange, et sa seal vastu peaksid seal päikese käes ja ta paistab sulle pähe ja silma ja kõik tõesti soe ilm oli ka, ehk et inimesed olid laiali mööda staadionit kuskil nurgasektorites, kus tavaliselt nagu ei näe üldse inimesi istumas muidugi Eesti koondise mängudel, kus on täis maja, et
otsiti varju lihtsalt, et selle tõttu nagu telepildis nägi see asi veel nukram välja ja noh, ikkagi need 2 mängu kokku panna, et kui mõelda, et me saime ju siin Derbile, mis see oli meil, ma kohe otsin selle kuupäeva välja, mis meil oli siin aprill, eks ole. Ja no igatahes 2 mängu peale kokku alla 1000 fänni staadionile. Et no 19. aprillil me saime nagu sinna Sportland Arenale mänguolud +6, enamasti päikesepaisteline, tuuline ilm, seda mäletan, et oli tõesti päris tuuline ja me saime sinna 1000 inimest nagu kokku, eks ole, ja me siia nüüd suvisel ajal ei saa, siis jah, 2 mängu peale kokku ei saa nagu 1000, 2 sellise mängu peale. Et siis on natukene nukker see asi. Ja ega see viimase derbi 1500 ei ole ka nagu selline asi, mille peale näpud püsti ringi käia, et noh, meil siin Baltimaade naabrid näitavad ette, kuidas saada tõesti 1000 inimesi mängule, kurb, et kui sinna ka ei saa, siis kuidas veel, aga noh, selles mõttes vähemalt minu teada Levadia nüüd selle nädala lõpus olevale derbile on alustanud juba praegu korraliku promo, et võiks miskit tulla ja tuleb selline kõva pühapäev, sest et kõigepealt on Kalju Paide kell 5 Hiiul, mida siis ka Soccernet näitab ja siis sinna otsa kohe, et kes nagu kiirelt sealt rongi peale jõuab, siis jõuab Lillekülla ka veel ilusti ja on derbi kohe kell 7 sinna otsa. Kiirelt jõudmisest siia väike vahepoole vahele, ajasin sassi laupäeval. Sai lubatud Soccernetil, et siin Soccerneti bossid küsisid, kas olen nõus nagu nädalavahetusel aitama stuudio ja kommentaar siin, et saab jagada ja siis vaatasin, et MML ERR-is on, et laupäeval on mul mäng, et siis kommenteerida 2 mängu ei jaksa ühel päeval, et siis teen stuudio ja siis lähen kommenteerima MM-i laupäeval. Ja siis nagu ikka see mängupäeva rutiin on, eks laupäev, ärkasin üles, hakkasin siin päevakava nagu sättima, et kuidas ma siis, millal mida teen ja siis pooljuhuslikult avastasin, polegi 10 õhtul see kommentaar, vaid on kell 8 MM-i mäng Holland-Rootsi. Ja see mäng, koduliiga mäng Levadia Kalju oli kell 5. No ja siis muidugi see stuudiovedaja, tal olid küsimused maailma kõige pikemad seal pärast mängu seal. See on jah, üks talumatu meest täiesti. Küsis ja aeg välks ja ei jäänudki mul muud üle. Ma pole nii kiiresti. Ma panin hüppega üle selle Pärnu maantee küüru. Sealt sain hüppe sisse. Ja tulen... Julge mees, sest et teades, kui sageli seal teisel pool küüru mõõdetakse. Ühisgümnaasiumi juures. Just. Aga ütleme, ma ühesõnaga üles tunnistus, ma vabandan, et eriti veel pärast seda, kui mul eelmise nädal lõpuks helistas see politseiametnik, et minu see abipolitseiniku projekt läheb edasi. Et ma pean selle üles tunnistus ära tegema, et mul oli arvan, ta helistab sulle uuesti ja ütleb, et ei ole vaja tulla rohkem selle saate järel. Aga vähemalt on südametunnistus puhas. Ei, seda tõesti. See on, jah. Aga ärge tehke nii. Ei tasu kiirust ületada kindlasti. Ja. Mitte ainult sellepärast, et trahvi tehakse, vaid lihtsalt ei ole ilus. Eriti linnas. Ja olgu siis vastukaaluks öeldud, et eile ida poole sõites, et kiirteel on 110 lubatud, ma sõitsin 100-ga. Siis ma nagu andsin nagu nii-öelda oma panuse tagasi. See ei käi nii tegelikult, Jürgenson, aga okei, jah, lasta olla. Jah, Flora Paide. Seal need alustasid ka seal 110 tsoonis 20-ga. Nagu Paidel on miski kombeks ikkagi miski pärast. Ja üks eksimus, 5 minutiga pall võrgus. Ja okei, Paide tuli sellest küll kohe üsna kiiresti hästi tagasi, aga ikkagi nagu tundus, et siit Flora võtab jälle oma ja võtab Levadia ka 2 punkti vahe vähemaks. No kas tundus niimoodi või? Nagu korraks tundus nagu selles mõttes, kui sa vaatad nagu, kuidas Paide on mänginud. See tundus ainult sellel hetkel niimoodi, kui nad selle värava ära lõid. Ja selles mõttes see värava lõid ära, siis korra võis see mõte peast läbi käia. Seda ma mõtlengi just, et selge, et see mäng on tehtud. Ei, alguses näis küll, et see kuidagi läheb jälle niimoodi, et Flora võtab selle nii-öelda initsiatiivi ja teeb selle mängu ära, aga tegelikult lõppude lõpuks Paidele ju üli tähtis võit ja tuldi ju kaotusseisust välja, nii et suurepärane nende vaatevinklist. No ja sa ütlesid, et eksimus on ju, et seal lihtsalt jäi Baranov jäi natuke kauaks palli otsa ja see on Zappinini tugevus, nagu me seal rääkisime ka, et ta saab neid riske võtta sellel hetkel sinna minna kehakontakti ja natukene julgemalt mängida, tipuründajana pressingut tehes on see ohutum. Ei loomulikult ühelt poolt eksimus, teiselt poolt Zappinini hea töö, et siin ei ole nagu küsimust. Ja Baranov veel jõudis üli hästi seda lööki, ta blokeeris selle löögi veel reaalselt ära, kes see seal Varjond äkki? Läks paremaga löögile. Just, Varjond, jah. Aga siis Kuraksin sealt muidugi, mina jõudsin juba eetrisse süüda, et siin on kirjas sekund enne, kui ta lõine.
ja see oli jah just näha, et sealt ei saanud nagu mööda lüüa enam. Aga jah, Paide tuli nagu väga kiiresti, väga ikkagi korralikult mängu tagasi ja suutis vahepeal ikkagi initsiatiivi selgelt enda kätte võtta, et see isegi võib-olla skooriks, et kui see mäng oleks 1-1 jäänud, siis nagu sealt oleks nagu ikkagi palju olnud kaasa võtta Paidel, et mänguliselt nad olid ikkagi selle hooaja kontekstis tublid ja teinud sammu edasi minu meelest. Just suhtumise ja kõige selle poolest, et me kritiseerisime ka päris palju, et Padamosi jookseb ja lööb kuidagi eriti peale nagu laisalt ja ütleme seal suur mees läks aega, et käima saada. Jah, sa rääkisid enne klaarimistest, et ka nagu Lillander, kellelt ei ootaks seda, et sa lähed seal mingi välisküljega kuidagi lükkama nagu niimoodi natukene laisalt mingit palli minema. Turr oli ebakindel võib-olla, eks ole, mingites olukordades, aga meeskondlikult ikkagi kuidagi suudeti külma pead säilitada ja rahulikult oma mäng vähemalt mingitel hetkedel Florale peale suruda, et see nüüd ei olnud tingimata asi, mida me oleme Paidelt just võib-olla suurtega mängides näinud. Aga Padamosi on tegelikult ise ka ainest andnud selleks, et temast räägitakse justkui selles laisas võtmest, aga eelmängus Harju vastu lõi ju 3 meetri pealt lõi palli latti, aga seekord tegi oma ära, tõmbas värava vist kenasti mööda, lõi nii-öelda tühja väravasse ära, aga loodetavasti saab ta ka ennast kuidagi käima. Et seal on ju selge... see laiskus, see on tegelikult, me kasutasime seda sõna, aga see on natuke ülekohtune nagu kuidagi see keha olek või see kuidagi väljakul olemine. See mõjub nii nagu jah, aga ta tegelikult ei ole, sest et sa näed, et seal tal oli ju, kas oligi vist see sama Harju mäng, eks ole, kus tal on nagu pisar silmas, et ei tule kuidagi, eks ole, nii tahtmist nagu on, kõike on, eks ole, et ta on selline toormaterjal suhteliselt. Tegelikult ta on alles 19. Tuletame meelde, Provis Davidil ka ei tulnud alguses. Just. Lõi ka pallist mööda, lõi plätserdas oma välisküljega, pöid oli nõrk, üritas peale lüüa. Hästi meeles, kuidas ta TNT-kaal Kalju mängis tol hooajal ka mingeid mänge, murumänge ja siis tal oli vaja 3 meetri pealt nagu suunata, ta lõi täiega lihtsalt. Ta lõi täiega muidugi 7 meetrit mööda selle palli 3 meetri pealt, aga siis mõtled ka, et jumal, et kas sellest meest üldse kunagi asja saab, nagu, et kui sa selliseid asju teed. Ja siis ei tea, mida Andreev temaga tegi, mingil hetkel klikkis nagu paika tal ja siis hakkas neid väravaid tulema igast tasandist. Ja ma mäletan ise ka Laagristaadionil sai vaadatud, kui ta mängis näiteks, minu meelest ta mängis veel Kalju duubli eest ja kuidagi mängisid Harju vastu, ma ei tea, kas see oli esiliigas või esiliiga B-s või kuskil, aga tõesti vaatad, et tuleb väljakule mingi mees, kellel on ülikitsad püksid jalas, ülisuur särk seljas, mingi konkreetne koll, mitte midagi osanud ja nüüd mees on MM-il. Jah, avanes ja nüüd ongi nagu avanema jäänud kogu aeg, eks ole, vahet ei ole, mis tasandil kuidagi see enesekindluse kätte, eks ole, et sa kunagi ei tea, kust nagu see klõps võib käia, et äkki Padamosil oli see värav nüüd see, mida ta vaja. Aga see Padamosi, ta on pikka kasvu, ta on siuke kleenuke ja siis ta võib välja paista sellisena, nagu me selle ülekandes ka mainisime, aga tegelikult jällegi, mida mäng edasi, siis kuidagi teravamaks ja näljasemaks ta muutus, et see olukord, kus ta jooksis sinna Grünwaldile pressi on ja pani natukene kehakontakti ja nii edasi, et tegelikult selle värava olukorra lahendas ka lõppkokkuvõttes hästi, et kuigi ta võttis päris ohtlik, et ikkagi otsustas sinna vasakule selle siseküljega, see siiamaani minu jaoks nagu oli üllatav otsus, aga tagantjärgi väga õige. Ebastandardsed lahendused, eks ole, üllatas ka väravavahti sellega. Tegelikult tal oli üks võimalus ju veel, värava ees sai üle puusa panna, aga minu meelest ta ei läinud seal liiga kõvasti üritama seda. See oli alguses jah, kus ta nagu üsna pehmelt kuidagi nagu läks löögile seal. See on niisugune asi, mis on individuaalne meisterlikkus, mida saab trillida treeningutel. Kordused. Peale igat trenni 5-10-15 minutit harjutat. Neil seal Paides on staffi küll, kes on suutelised tipuründajaga tegema seinaga 1-2 või siis väiksed lõpetamised läbi krosside. Kuna ta ise on sellest palju rääkinud, siis siin saame, kui mees ei löö, siis selle saame väga konkreetselt Paide praeguse peatreeneri süüks panna, nagu, eks ole, siis kinkomeetri tööta järelikult nagu nii hästi, aga ei, seal nagu mehi on ja tegelikult ma vaatan ka, et on viimasest 7 Paide kõrgliga mängust 6 nüüd olnud algkoosseisus, et see annab ka ju kindlasti enesekindlust juurde, kui sa algul tulid, seal said oma 10 minutit vahetusest. Eks? Ja kuna ma ei tea, kui mina oleksin nende Paide välismaalaste nahas, siis nii palju, kui mina olen kuulnud, siis osa Paide meeskonnast juba elab on ju Paides, suures osas need välismaalased on paigutatud Paidesse. Mida sa teed seal Paides, siis mine enamus ajast saad trenni teha. Ja kusjuures nagu kuskilt see käis läbi ka, et veel mingi vist päev enne nagu oligi nähtud mehi seal nagu trenni tegemas ja nagu püüdmas ja proovimas lõhkumas, et
selle taha ei jää nagu tegelikult ikkagi ilmselt. Et ju ta siis on natukene selline seda tüüpi mängija jah, kelle puhul tuleb anda see 90 minutit talle või siis see, mis antakse ja siis selle pealt hinnata nagu. Eelmisel aastal ma vaatasin, tal oli üks mäng algkoosseisus, seal võeti ka esimese poole järel välja, et kust see noore mängi enesekindlus saab tulla nii, eks ole. Mõtlesin ka nagu huvi pärast, et mitu väravat nagu löönud on pärast seda eilset väravat, kokku 4 väravat. Midagi juba on, eks ole, arvestades, kui mänguminutid väga palju ei ole, siis nagu selle hooaja teine kõrgliigas, aga näis, et Paide väga vajaks, et see mees ennast käima saab. Äkki nüüd, kui nagu nende ebaõnnestumiste otsa lõpuks tuli õnnestumine ka ja tõesti nagu enda töövõit puhas, mitte see, et sulle kukkus ette, lükkasid meetri pealt sisse, et see võiks nagu anda Flora kingitus, Toftiku kingitus tegelikult, seal tegi vale otsuse. No jaa, aga ta läks nagu seda pressi tegema. Suhteliselt sarnane olukord nagu Baranov ja Zappinen, Padamosi, Toftik. Need kiidame ikkagi siin ründajad ka, eks ole, kes pani kaitse ebamugavusse olukorda ja eksimus tuli. Eelmine aasta oli täpselt samamoodi, neil oli ju selline ründaja nagu Baassan Korga, minu meelest oli Kambja poiss. Liigas ei avanenud, aga nii kui euromängud tuli, siis Pärnus avanes kohe. Minu meelest 2 väravaga. Vist oli küll, et mõnel on vaja nagu seda, või nagu Kink ütles, et peab lahtise labakäega üle käima, et ju siis on seda vaja nagu. Ja mis Paide jaoks muidugi tõesti, või Paide puhul on tõesti huvitav, on see, et millest me ka ülekande jooksul sinuga Markus rääkisime, et sa ikkagi alustad nii, et Ojamaa, Anier, Cabral, kõik tulevad sul pingilt. Et okei, Ojamaa Anieri puhul me teame, et seal on mingid tervisemured, kuigi Anieri puhul vaikselt juba võib-olla hakkab ka see küsimus ikkagi tekkima, et kui kaua see mure tal nagu kestab, et Ojamaal me teame, et see on seljahäda on, see on pigem krooniline, et ega ta sellest nüüd mängija karjääri jooksul ilmselt lõplikult ei vabane, et pigem siin peab juba nagu vaatama, et edasine elukvaliteet oleks nagu tipp-topp, aga et Anieri puhul natukene tekivad ka need küsimused, et kaua me hoiame teda, eks ole, okei, ta tuleb ja teeb alati, eks ole, aga et kas ta nüüd tõesti ongi juba 30 minuti mees? Me tahaks ju näha nagu Anieri ja Paide tahaks ju ka, Paide tõi endale ikkagi nagu 90 minuti Anieri. Kas Anieri tuli selle alguses või ta tuli eelmine Paidega tegi lepingu? Ta oli ju eelmine hooaeg, minu meelest oli ka ju. Ta tuli poole hooaja pealt ju, Paidesse. Ta tuli poole hooaja pealt. Oli küll, jah. Tal ju sai seal see üritus läbi. Et eelmisel hooajal vaatad ka nagu, et tal on siis ma mäletan, siis Vassiljev rääkis, et ta veel ei ole vormis, et ta veel kogu... Aga samas vaatad nagu ka, eks ole, 14 mängus mängis minuteid tegelikult nii umbes täpselt 10 mängu jagu 7 väravat, 2 väravasööt. Pluss me ei näe Anieri panust, eks ole, mis ta annab siin, ma ei tea, vastastele kaarte võttes, me kaitseid enda peale tõmmates ja kõik see, eks ole. Aga kui ta tuleb ja muudab mängu oma selle 30 minutiga, lööb värava, teenib penalti ise, siis aga palun. Et ei olegi, siis ei ole vajadust 90 minutit. Praegu on tal napilt üle 700 mängu ja 700 mängu, see on päris korralik. 700 minuti ja 6 väravat, 3 sööt. Pole ka ju paha statistika. No ei ole paha. 17 mängus on siis nagu kaasa teinud, aga just see, et vaatame neid minuteid, eks ole, need on seal 700 minutit ja mängudest rääkides, siis minul vähemalt lendas eile nagu see täitsa radari alt, et peaks olema tal 100 värav Premium liiga. Anieril. Numbrid on siis päris tugevad, et 155 mängu, 100 väravat. Huvitav, ma ei tea, kas temale postitus tehti, kui Koskor lõi 100 värava, siis oli minu meelest kohe postitus, oli sotsis olemas. Koskor on seda 2 aastat taga jäänud, seda 100 väravat juba, nii et seal on see vahe vähe suurem sündmus natuke, jah. Natuke erilisem hetk. Ma ikkagi pooldan seda ka, et sealt Anier peaks ikkagi eilse mängust 1+1 saama. Jah, meil ta ju nagu sai vist Fantasy's. Sai või? Minu meelest. Et söödu iseendale söödu või? Ma ei usu, et ei, endale sööduna. Õige, endale ei saa sööta, tõesti, see on tõsi. Ta ise kindlasti teda teades, tal on see linnuke on kirjas, läks sööt ka siin. See on mees, kes on ikkagi mingi 2 kuud hiljem veel kurtnud nagu umbes, et kuule, mul ei ole pandud kirja sinna, miks mul ei ole pandud kirja sinna, ma tegin. Aga kas see Beglarashvili latist tulnud löökas, see läheb ametliku sööduna kirja või see ei tohiks küll sööduna minna kirja ju? Ma ei julge nende ametlikes Soccerneti live selles... Fantasy's me arvestame, kui kannatab söötu anda, siis me nagu üritame teha seda tehakse igal pool, aga ametlik söödu arvestus on natuke teine. Seda ma ei julge praegu sulle peast. Okay, ma saan tegelikult korra vaadata. Ehk siis Beglarashvili see latist tagasi põrkunud pall siis Fantasy's läks sööduks, aga ametlikus statistikas Jalgpalliliidu nii-öelda andmebaasis see ei kajastu. Ilmselt niimoodi siis või? Ei, praegu protokolli vaatan, siis tal on nagu kübar kirjas selles mõttes. Nii et siis ju siis läks.
protokollis on kõikidele 3 väravale on Saka sööteks märgitud. Okay. Vot, et natukene seal on ka aastate jooksul seda asja kohendatud veidike. Me ju tegelikult seda sööduarvestust päris veel kuigi pikka aega ei ole või kaua aega ei ole pidanud. Aga oleme siis seisus, kus pühapäeva õhtuks võib täielikult mustas augus olev ja maha kantud Paide linnameeskond olla liigatabelis teisel kohal. Selleks ei ole vaja mitte midagi erilist, selleks on vaja seda, et nad ise pühapäeval võidaksid Kaljut, mis ei tundu ebatõenäoline. See hetkeseisuga nüüd, kui Kalju saab oma kõik need punase kaardi mehed siin ka, eks ole ju tagasi, et on selline 50-50. Andrei saab katusel olla jälle. Top. Ja seal teine mäng peab lõppema siis nii, et Levadia võidab Florat, mis ka ei ole ebatõenäoline. Ja siis on Paide teisel kohal tabelis. Ainukene häda on see, et kui need mängud nii lähevad, siis on Levadia esimene, Paide teine ja nende vahe on terve kuristik juba poole hooaja pealt. Et selles mõttes oleks jälle natukene nukker. Praegu on 13. Ja ütleme siis ta oleks Paidele 3 juurde 15 oleks ta siis mitte 16. Minu meelest eelmine saade rääkisite ka, et nagu Paide on justkui maha kantud, tegelikult kuidas sa kannad maha, kui ta on praegu 3. kohast 2 punkti maas? Kus sa seda maha kannad? Millest, nagu ma mõtlen, tiitlimängust mina kannan hetkeseisuga? Ei, tiitlimängust muidugi, aga ma mõtlen nagu medali kohast. Ei kanti, kõik on justkui nagu nad oleks mingis meeletus kuristikus või augus. Tänapäeva jalgpallis kõik on väga kiired 2 vooru järel meistriks laduma meeskondi ja 2 vooru järel välja kukutama liigast meeskondi ja nii edasi, et see käib meil nagu ühesõnaga natukene hoid kaubuseid. Selles mõttes sul on õige point. Aga see Flora Paide mäng ju räägime selle penalti olukorra ära, see tekitas päris palju sükest furoori seal ju ka ja mängu järgsetes intervjuudes. No isegi natukene rohkem võib-olla, kui oleks oodanud. Et sealt nagu nii palju intervjuudes nii palju tuleb, et Flora peatreenerilt ei oleks seda võib-olla oodanud päris. No eks ta nägi, neil on ju neil on see iPad on seal ees ja nemad vaatavad teleülekannet. Mulle tundus, et vähemalt sama palju kui selle penalti pärast oli ta tegelikult pahane nagu selle Vapruse mängu mingi penalti pärast ja et tal mingid asjad teda häirisid seal juba nagu pikemalt, et see nüüd lihtsalt nagu pääses välja see emotsioon, et ta ju tõi seal täiesti välja ka selle, et see oli ju see jutt, et te vaatate 100 meetri kauguselt, sest tõsi, Pärnuga mängus tõesti oli nii, et vaadati ühe otsajoone tagant teise otsajoone juures juhtunud asja. Ma isegi selles mõttes olen nõus, et seal Toni Varjundi tabamus vastu Henri Välja jalga, seda ei olnud ühestki kaamerast nagu üliselgelt näha. Aga samas, oli siis ainukene muu variant oli see, et Välja tegi teatrit, nagu ilma igasuguse puuteta. Et ju see kontakt seal pigem oli, kohtunikud natukene ilmselt aimamise peale läksid, Flora selle mänguga lõpuks võitis, et selles mõttes see nagu midagi ei otsustanud, aga nüüd kaotati punkte ja kõik punktid. Et käega mäng ju oli, kui me sellest penaltist räägime, seal ju küsimust ei ole. Seal kindlasti üks kaameranurk näitas minu meelest jumala hästi ära, et pall läks reiest vastu kätt. Minu meelest ei olnud mingit küsimust ka. Jah, aga nüüd ongi see küsimus. Milles on küsimus siis, et kas siis, et ei oleks pidanud olema või? Ei, et oleks pidanud kindlasti olema. Vassiljevi meelest ei oleks pidanud olema. Ta ütles, et ei oleks pidanud olema, minu meelest päris kindlalt peaks olema. Ei, seal on lihtsalt see küsimus, et kas mulle tundus ka, et seal oli reiest puude, aga kas seal on, et kuidas see reegel nüüd täpselt on, ma üritasin siin enne salvestust ka mõned kohtunikult infot saada. Vaata, üks asi on reegel, eks ole, ja siis teine on veel nagu need juhised, mida antakse ka kohtunikele, mis natukene, sest on ju selge vahe sees, kas ütleme sul käega mäng karistusalas on nii, et keegi paneb äärelt senderduse ja sa kuidagi blokeerid selle käega ja siis ta tuleb sul võib-olla jalapõrkest või kuskilt. Ja siis on see, et kas sa blokeerid käega väravale minevat lööki, seal on nagu vahe sees selgelt olulisuse mõttes. Ja praegu kaitse tegi oma kehapinda ikkagi käega selgelt suuremaks. Kui seda kätt ei oleks seal olnud, siis see pall oleks selgelt läinud nagu värava peale raamidesse, võimalik, et ka väravasse me seda täpselt ei tea, eks ole, aga see värava peale mineva löögi blokeerid ja ma saan aru, millest need segadused tekivad, et kui sul on EM-finaalturniir, kus Mark Kukureia on
korralik käsipalli väravavaht, eks ole, seal käed laiali ja siis öeldakse, et ai, see oli tegelikult loomulik asend ja juhuslik ja siis mis see oli, vist 1,5 aastat läks UEFA-l aega, et tulla nagu ametliku selgitusega, et tegelikult ikka oli käega mäng, et noh, see, siis tekivadki segadused. Ja noh, selles mõttes siis ronin mina ka korraks sinna Gert Kamsi paati, ma ei saa mitte midagi aru nendest käega mängu reeglitest. Et sellised olukorrad tekitavad nagu segadust. No tegelikult see nagu loogiliselt mõtled on ikkagi see, et isegi kui sul on seal, noh, ilmselgelt kui see Reie puude oli, siis noh, ta ei olnud tugev, eks ole. Et kui sa ikkagi, su käsi on kehast nagu, noh, labakäsi põhimõtteliselt on kehast eemal selgelt. Sa teed enda kehapinda suuremaks, blokeerid väravale minema löögina, see on käega mäng, see on penalti, eks ole. Aga on mingid olukorrad, mis tekitavad segadusi ja noh, ma saan aru, et kui see varri pilt, see on ka see häda, et meie see varri pilt on 2 pikslit said kokku, eks ole, see on, noh, siis ta tekitab selle tunde, et mida me vaatame sealt. Aga käega mäng on isegi nende pikslite pealt näha. Ma võin rääkida jalgpalluri vaatest selle käeolukorra, vaata, seal on see ka see, et noh, kas sa teed ennast suuremaks, noh, et ehk siis kas su käsi on loomulikus asendis või mitte. No, see on alati see, et see loomulik asend. Aga see loomulik asend on jalgpalluri vaatest nagu hoopis teine kui nende ametnike ja ma ei tea, kes iganes neid otsuseid teevad ja kohtuniku arvates, et see on nagu öö ja päev. Selles mõttes, et kui ma lähen jalgpallurina, noh, ma toon näite, ma olen vasakkaitsja, mul vastase parem äärepoolik teeb parema siseküljega löögib ette, tõmbab vasaku jala alla löögile, nii, mina olen siis vasakkaitsja ja ma lähen seda lööki blokeerima parema jala siseküljega. Noh, milline see mu käe loomulik, näiteks parema käe loomulik asend sellel hetkel siis on, kui ma lähen seda lööki blokeerima. See ei ole ju siin kõrval. See ei ole sellel hetkel loomulik asend. Ma ei blokeeri parema jalaga niimoodi, et mul on käed, kes iganes praegu videoga vaatab, et nad on siin kõrval. Ei no, kui ma blokeerin parema siseküljega, siis mul see käsi, noh, sellel hetkel kahjuks loomulik asend sellel hetkel sellel paremal käel ongi see, et ta läheb kehast eemale. Oleme ausad, jalgpalluril, kui me räägime nagu loomulik asend on see, et hoia käed keha küljes, siis noh, jalgpallur on enne avavilet, kui pall mängu pannakse, siis sa seisad võib-olla nii, et sul käed on kõrval. Suurem osa ajast need ju liiguvad sul kuskil, sa jooksed, sa liigud, sa pöörad ennast. Keegi ei tee seda nii, et sul käed on keha küljes, eks ole. Siis me tõmbamegi lõpuks nad kõik, eks ole, teibiga nagu sinna külge kinni ja kõik jooksevad nagu 22 parti väljakul, eks ole, veidralt ringi, et noh, siis see on siis nagu lahendus, noh. Aga ma saan aru nagu seda, et kui sa jah, see ei olnud nagu ebaloomulik käe asendega, sa ikkagi blokeerid, noh, pall tabab kätt, see on, mis ta on ebaõnn tegelikult. See on ebaõnn, jah, sellepärast, et käed... Ma saan aru, miks kaitsja on vastik olla selles suhtes, et sa teed tegelikult justkui kõik õigesti. Käsi kasutatakse tasakaalu hoidmiseks ja noh, lihtne näide, et vaadake, huvitav, võtke mõni pilt lahti, näiteks David Beckhami karistuslöögid, kuidas tema käed näiteks sellel hetkel on, kui ta lööb neid. Noh, okei, see on natuke teine olukord, aga nad on võrreldavad. Aga kus need käed on, kui ta lööb, sellepärast, et ta viib oma selle keha raskuse, selle karistuslöögi all ülakeha raskuse viib nii taha, et saada seda vinti selle palli peale, aga vaadake, kuidas ta käed on laiali. Need pildid on päris rajud. Aga et sealt tekib ka see siuke frustratsioon nagu jalgpalluri vaatest. Ja ütleme, noh, mida me oleme näinud, mis on ka jabur minu jaoks on see, eks ole, et mingil hetkel, kui nagu vist, noh, jälle need reeglid on ka kohendatud igal aastal natukene, otsitakse seda õiget lahendust, oli mingi aeg, kus põhimõtteliselt iga, noh, väikse sõrmeotsa puude käega, eks ole, muudeti karistusalask nagu penaltiks, siis hakkasid kaitsed mängima nii, et noh, reaalselt ääret senderdust blokkides käed selja taha sõrm seongus, eks ole, et noh, nägi nagu ülilollakas välja ja siis oligi see, et sa lähed niimoodi blokkima, aga ründav mängija teeb veel ühe sammu ja sa lihtsalt ei jõua kaasa, sest et sa oled oma kuidagi ennast ära blokeerinud ise, eks ole, ja siis see nägi nagu veel lollakam välja, et noh, siis paneme juba mannekeenid sinna seisma, eks ole, et neist tuleb proovida mööda triblada kuidagi. Aga see ongi asi, mille üle võibki ju heietama jääda, ma arvan, mingit täittõtt või lõplikku tõtt seal tegelikult ei olegi, et mis on loomulik asend, mis ei ole. Sellepärast ei olegi, et noh, meil on iga olukord on erinev, eks ole. Ründes on see asi lihtsaks tehtud, ründaja poolt. Igasugune puude on ju, kas siis söödu puhul või ise lüües, võetakse ju rikkumiseks. Eksid, selles mõttes, et kui ma söötjana kui ma nagu palli niimoodi alla ei võta päris, eks ole, aga et noh, neid nagu ju, neile vaadatakse ikkagi nagu läbi sõrmed, et noh, varriga neid tühistama ei hakata näiteks. Kui sa ise lööjana vahetult mängid, meil ju Eesti liigas oli ju vaata see, kui Levadialt võeti tegelikult reeglite vastaselt, võeti värav ära paar hooaega tagasi. Siis oli just probleem oli ju selles, et kas vist Peetson või keegi mängis seal küll selgelt käega, aga tema ei löönud väravat.
ja ta ei mänginud tahtlikult käega, see on muidugi, kui sa tahtlikult lähed, eks ole, kõrget palli alla võtma, noh siis nii või naa, siis peaks kohtunik seda nägema ka. Aga vähemalt lööja osas on nagu selgelt see, eks ole, et kui sa nagu lööd ja enne seda on kas või tõesti olnud väikese sõrme, väikese küüne ripse nagu, eks ole, siis see võetakse ära lihtsalt. Et see on loogiline. Sellest saavad kõik aru vähemalt, et juhuslik, loomulik, ebaloomulik, vahet ei ole, käsi on käsi, kõik, aga oleme ausad, kaitses on seda ka väga raske ju kehtestada niimoodi. On jah, seda ei saa jah, samamoodi nagu panna. Siis on nagu umbes ainuke asi on see, et kui sa tõesti seisad värava joonel ja tõstad käed üles ja teed Suarest, eks ole, nendega tõrjud, et siis see on käsi ja siis saad punasele. Et ütleme, võib-olla tundub nagu see Vassiljevi väike, tema kohta see oli vaata, et plahvatas eetris nagu terav väljaütlemine, minu meelest ta ei ole nii otse mingite asjade kohta öelnud peatreeneri karjääri jooksul kordagi. Ta oli ikkagi suhteliselt kuri. Ta oli harjumatult kuri, jah? Sellist Silvet pole mitte kunagi näinud, ütlen ära. Jah, sest ma hakkasin ka mõtlema, et kas midagi, et ta on nagu alati olnud väga vaoshoitud oma väljaütlemistes treenerina. Aga vaata, inimene elab vaikselt uude rolli sisse ja siis hakkab tulema. Ja tegelikult jällegi, nagu ütles ka, kuidas ma ütlen, ausalt nagu välja, eks ole, et ilma otse, teravalt, aga ilma kuidagi solvavaks või isiklikuks minema. Eks tundus, et tal oli mingit aega või pikemat aega juba kogunenud need asjad juba enda sisse ja siis ta lõpuks tundis, et eks ma pean selle välja ütlema, et mis mul enam nagu varjata. Just. Ja see jällegi, ja samas sa nagu teed seda mõistlikult, siis see on ju tervitatav tegelikult. Aga üldse need mängujärgsed intervjuud, täielik kuld, see, mis Tarmo Kink ütles, uskumatu. Jah, et mis oli ikka uskumatu? Kingi puhul ei ole, aga mulle meeldib selline vahetu suhtlus, mitte et tullakse, et 3 punkti on meile tähtsad, me läheme ka järgmist mängu võitma, võtame mäng korraga. Ei, tulebki üks mees, kes ütleb otse, et miks me vastu tatti peame kogu aeg saama ja ma panen ise labakäega, kui aru ei saa, eks ole. Ja samas, sa saad aru, et nii ongi. Ja küll verbaalselt ma loodan labakäega. Aga jah, et ühesõnaga Paidel see plaan ka ikkagi töötas, et tood need isakesed mängu sealt, eks ole, ja Cabral ka lõpuks ikkagi veel päris lõpus seal tegi oma mingi karistuslöögi teenimise, vastasele kollase teenimise väga olulisel hetkel tegi ära ja vähemalt ise nagu tundub, mulle on jäänud nagu mulje, et ta ei tujutse vähemalt väljakul, võib-olla küll tekib küsimusi, et kas nagu selline mees nagu pingilt peaks tulema üldse. Palk tal ilmselt Paides kõige väiksem ei ole, aga peatreener otsustab ja see mulle ka meeldib tegelikult. Kui ma nagu näen, et sa ei ole piisavalt hea algkoosseisus või ei anna meeskonnale piisavalt palju, siis ma panen teised mehed. Lähme edasi. Koskorist oli juttu juba tegelikult. Sai oma 100. värava kätte ja ma arvan, talle hetkel see nii oluline ei ole. Oluline on see, et Tammeka sai jälle 3 punkti. Et kui kuidas nad said teist korda see nädala jooksul? Kui Paide poleks võitnud, siis oleks olnud juba see, et tuleb see Tammeka sealt tagant mürinal ja läheb mööda lihtsalt. Et oleks Paidel see mure olnud juba rohkem. Aga töötab Tammekal. Tore on näha, kui tartlastel minu meelest hästi läheb ja tuleneb, ma arvan, suuresti sellest, et õnnestunud üleminekud tulid nii Tomas Lisboa kui Pedro Manuel. See 3. brasiiliane Juan Pereira, ta pole just suurepärasest küljest näidanud ennast, aga tõesti Lisboa ja Manuel seda mingit särtsu sinna Tammekasse toovad ja Manuel on näidanud, et oskab väravaid ka keskkaitsjana lüüa ja mitte niisama väravaid, vaid väga tähtsaid väravaid. Jah, ikkagi need välismaalased on seal nagu olulises rollis, et selleks neid tuuakse. Nad peaksid ikkagi olema oma poistest paremad. Kas see Kalju võit jäi ka samasse nädalasse, oli nädala alguses? Ehk siis 90 pluss, mis see tuli 7 seal või? Kalju vastu? Jah. Ja nüüd tuli siis 90 pluss 2. Et pole paha, ütleme. Nii võib jaanipühadele minna küll. Jaa, pole paha. Ja tegelikult vaatad siin jaanide järel, siis saab kohe Harjuga mängida, sealt Harjul ei ole praegu liiga hea seeria, kui ma õigesti vaatasin, siis minu meelest on 8 mängust 7 kaotust. On küll nii. Täitsa ootamatult nagu kogunenud ja Harju on, tegelikult ei ole mitte midagi hullu, et siin tabelist veel rääkida, siis tegelikult meil on praegu ju seis, kus esimese ja teise vahe on 13 punkti ja teise ja 9. vahe on ka 13 punkti. Ehk siis selline tabel on meil. Aga et see ikkagi kohad 5.–9. nad on seal 23–17 selles vahemikus, et ei ole nagu kellegi jaoks midagi hullu, midagi kadunud. Aga kelle jaoks muidugi see oli hull, see tulemus oli Trans kindlasti. Et
said ka lahti selle pagaega. Noh, täpselt nendele ju kaotati, kes nii-öelda lähimad konkurendid on, keda nii-öelda need läksid eest ära, keda neil oli vaja, et kes ei läheks neil eest ära. Ja 6 punkti mänge on siin ikkagi olnud natukene palju siin Unitediga, eks ole, ja nüüd Tammekaga, et raske. Aga olgu siis nagu öeldud ka, kui me siin publikust rääkisime, et kiidame Robin Mattias Müüri ja German Jürgentali, kes 88 päeva tegid tööd, nägid vaeva, et saada Ann-Marlen mängule ja said. Lõpuks tehti ära, päris mitmel korral tuli endal ka TikTokis tuli ette, kuidas nad seal igasuguseid videoid tegid ja lõpuks meelitasid Ann-Marleni mängule. 2,5 kuud oli nüüd vaja, et keegi Ann-Marlen saada mängule. Kuidas sa ütled keegi? Aasta seksiga ju naine. Jah. Ma seda ei teadnudki. Kes see valis? Absoluutselt kursis asjadega. Aasta seksikam naine. Ja. On küll, jah. Kroonika. Täitsa uskumata. Järgmine aasta ta pole siis enam seksikas. No see aasta hääletati niimoodi. Ma siis musta peaga või? Musta peaga neiu. Me teeme sulle TikToki pärast ja näitame sulle, kuidas see on. 2,5 kuud. Võta telefon helista. Kutsu mängule. Jürgenson, kes suhtleb ainult telefonikõnede SMS-ide toel. Ei no, inimene on töökas, töine. Tal ei olnud aega tulla enne mängule. Nüüd oli aeg. Lihtne. Natukene pead ju aitama kaasa ka, mida kauem see kampaania kestab, seda rohkem see tähelepanu. Kurat, sa ei saa nagu üldse aru sellest marketingi asjast. Kui see niimoodi... Sa oleks lihtsalt see, et ma helistan, ta tuleb kohale ja siis on kõik. Ja siis teised ei saagi üldse teada, see sündmust ei ole. Noh, seal pinge kogu aeg kasvas, krutiti seda ja nüüd lõpuks pönt. Tehtud ja kusjuures just see, nagu, et see ei jäänud ka liiga kauaks venima, minu meelest täpselt paras aeg. Nagu, eks ole, süke... Ma ei teadnud mitte kui midagi sellest kampaaniast. No, aga ju see siis levis, sina teadsid või? Sul on TikTok või? Mul ei ole TikToki, aga ma teadsin sellest. Ja no neil oli mingi see kampaania. See ei ole vabandus, Jürgenson. Okay, selles mõttes ma kiidan poisse, et noh, selles mõttes, et äge tegemine, aga... Ei no, tegelikult naljad, eks, aga Tammekat tuleb üldse kiita, et vist kiitsime äkki juba eelmises saates või mingis saates siin ka, aga nüüd ka jälle 350 inimest, eks ole, et siin oli see rohkem kui Levadia Kalju. Et no ühesõnaga saavad ei olnud 379. Okei, sama suurusjärk. Saavad küll nagu inimesi kohale. See hooaeg on näidanud. Ja kui mängijad vaata veel ise nagu kuidagi kaasa tulevad sellega, see on kõige ägedam ju tegelikult. Et nii-öelda omadelt omadele. Et igatahes väga, väga kiiduvõrt asi ja tehke veel. Ei, muidugi. Selles mõttes, et lihtsalt, et ma ei tea, kutsu Ines või midagi sükest nagu mingi. Ei, jah. Ines on, Markus, sinu aja artist. Nüüd on uued Inesed. Ann-Marlen. Jah, ongi tänapäeva Ines selles. Kõik on loogiline. Inese võib ka kutsuda kindlasti. Mina olen poolt. Kui nad Inese saavad, siis ma nagu... Siis sa oled nõus minema mängule. Vaat, kuulge, Eesti klubid. Kutsuge Ines mängule. Kutsuge Ines mängule, saate Jürgensoniga kauba peale. Ma võin minna küll koos Inesega. Ei, see on nüüd selline nagu tuled Inesele vastu, et ma võin minna küll temaga koos. Ei tea, kas see Ines sinuga nõus oleks tulema? Aitäh, et sa oled otsekohane inimene ja ütlesid välja selle, mida... Rahu, vaadake nüüd Instagramis need pilte siin mõned aastad tagasi rahulikult soovis õnne, saatis pildi. Ja, just. Ines soovis sulle. Palun, mine paku nüüd mingile klubile see välja, mitte ära kekuta siin saates lihtsalt. Ei, aga Tammeka, selles mõttes nüüd nali nüüd kõrvali jättes, siis Tammeka on tunda, reaalselt on tunda, kuidas nemad pingutavad selle oma kodumängude korraldamisega, kõik see kaasnev, see Ann-Marleni kutsumine, see kampaania, ma ei tea, kas see oli ei, see ei olnud klubi initsiatiivil, see oli puhtalt Müür ja Jürgental ise hakkasid TikTokis seda ajama, et aga lõpuks ühel hetkel see seotakse klubi. Aga see ongi nagu äge just, eks ole, see, et mängijad ise hakkab nagu sellist asja tegema. Ja, aga ühel hetkel see seotakse ilmselt klubi inimestega ära, et kuule, meil on selline asi, et hakkab vist juhtuma, et nüüd kuidagi, me ju mängime, et palun võtke vastu, tehke, korraldage, tehke pildistage, et tuleb selline sündmus. Varem kuidagi klubi seda ei promonud, minu meelest nüüd tehti sotsiaalmeediasse pildid, et Ann-Marlen ja Müür koos seal, aga enne kuidagi klubi või ma ei tea, keegi selle klubi poole pealt ei sekkunud sellesse. Aga üldse kõik see kogu see kompott seal Tartus, need lipud seal lehvivad ja muusikad ja laulud ja tundub, et pole muidugi ammu Tartu Tammeka kodumängule jõudnud, aga tahaks isegi, tekib juba tunne, et tahaks koha peal minna.
eriti veel lisaks see loomulikult, need tulemused aitavad kaasa sellele. Muidugi. Aga ma arvan, et need tulemused saavad mingit väikest energialaksu ka sellest, kui sul on publik ja neile mängid ju ikkagi ka, eks ole, et see kui see seal Koskor tähistab seal oma 100. väravat 100 inimese ees, siis see ei ole see Viperis, eks ole. Et kui sul on ikkagi seal nagu vahva tunne mängida, siis sa võib-olla leiad 90+2 veel selle väikse lisasammu ka, et ära panna, eks ole. Ja aga tõesti, ise olen ka mõnel korral jõudnud sel ajal Tammeka kodumängu kommenteerima, tõesti suurepärane mängukorraldas, Veiko Soo teeb ülikõva tööd. Mitte ühtegi etteheidet ei ole. Natuke on kogemusi ka omandanud, vaatasin. Võib-olla tõesti. Harju United on meil veel rääkimata, seal me nägime olümpiaväravat ja siis tuli 4 minutiga teise poole alguses 2 vastu ja nagu öeldud, Harjul on nüüd 8 mängust 7 kaotust. Et ei ole väga nagu kaabuga vehkida, ütleme. Ja Unitedi jaoks jälle oluline, et pärast seda suht valusat lüüasaamist Levadialt ikkagi suudeti 3 punkti võtta jälle. Rudenko tegi alguses Sakat, siis Saka pani kohe 3 assisti vastu. Et ära mine karu torkima on vist selle... Ei tasu minna. Selle veendi kohta. Aga jah, olümpiavärav siis, mis tõesti nagu päriselt olümpiavärav oli, ehk et tõesti keegi ei puutunud seda. No võt, seal maksis kätte, mitte ei maksnud kätte, aga seal pääses maksusel see väravahi pikkus, et Lagus ei ole kõige pikem väravaht, et ta on pigem ikkagi väga lühikest sorti väravaht ja seal lihtsalt jäi nagu füüsilisest pikkusest pisut vajaka. Aga päris hästi lõi muidugi Rudenko, seal tugev löök tuli. Aga siis jah, Sakari Pegrasvili näitas nagu oma, mis tal oli siis, ta lõi ju Levale ka sama nädal, Levale 1 värav ja 3 söötu. Ma ei tea, kas see latist tulnud tagasi põrkanud pall, kas see läheb sööduna või ei lähe. Protokollis on nagu kirjas tal 3 söötu, et ju siis läheb ikka. Ja aga ma jään ka kohe selle olümpiavärava järel mõtlema, et kui Lagus oleks seal, ma ei tea, hea 10 senti pikemalt, siis ma arvan, et see poleks väravasse läinud või kui Pürg oleks väravas olnud, siis suure tõenäosusega poleks läinud. Jah, kuigi see oli ka tõesti väga hästi löödud. Ja seal oli mehi ju tal ümber ringi, seal mehitati see Laguse esineja päris korralikult ära. Jah, et tal seal nagu lihtne ei olnud, ma ei tea, lihtne on öelda, vaata see, et nurgalöögist löödud värav on alati väravavahi viga, aga et kui sa ikka nagu väga hästi lööd, siis vahel tuleb leppida sellega lihtsalt. Aga sealt mängust, mis oli kõige kihvtim nagu moment, mis mulle jäi nagu silma, kuidas nagu Egert Õunapuu tuli jälle, lõi, aga siis vaata, ta jooksis tähistama sinna, ma ei tea, kas te vaatasite? Martin Klaseniga jooksis. No nägid seda Klase animatsiooni või? See on ka nagu... Klaseniga nad tähistasid juba seal Levadia vastu löödud väravat seal... Jah, Saka küll lõi. Ta ka kohe tribüüni pealt üles. Et see nagu kuidagi, see on nagu teistmoodi see emotsioon seal, ütleme, spordidirektori poolt, seal võib tegelikult, Klasenile võib vist veel neid ametinimetusi anda päris oma jagu, et... No jah, pole vist väga nagu seda rolli, mida ta ei oleks täitnud, ükskõik mis ametinimetus on, aga et kui sa ikkagi mingi hooaja eel ka helistad tegevjuhile ja siis selgub, et ta parajasti laotas vist seda multsi sinna männikumändide alla, et saaks kodumängu võõrustada, siis on selge, et seal pannakse käed külge ikkagi igas ametis. Oli traktori seljas, kui ma õigesti mäletan. See on Eesti jalgpallis on ju, ma ei tea, siin on ju kes siin Gert Kams käib tuletõrjevoolikuga, kastab kunstmuru. Et kui meil on siin igasugused spordidirektoreid ja muid nagu ette võetud, et umbes, et nagu istuks jalgkontoris üle põlve ja korjaks suurt palka, et see üheski Eesti klubis ei ole nii. Ei, see ei ole Eesti klubides, see ei ole võimalik. See ei ole reaalne. Me just Kurtsi Glojantsiga rääkisime sama teemat, et ta rääkis ka, et mida kõik, tema on ju Levadias, mis ta, tegevjuht, jah. Et mida kõike tegevjuhina ka tegema peab. No siis oledki tegevjuht, juht oled ka, aga tegev oled enne kõik. Seda luksust meil siin Eesti jalgpallis pole, et sa lükkad oma selle Moncleri triiksärgi selga ja istud oma Apple'i arvuti taga ja timmid nagu tõmbad niite. Seda võib vabal ajal teha, kui tahad. Aga just, et siis Klasen juurde tagasi, et siis nagu kõik see vaev ja kõik see töö ja kõik need tunnid ja need sinna sisse pandud ja siis sa nagu näed, saamata nagu otse ise mingit panust anda seal väljaku peal, aga see emotsioon on nagu seeläbi võib-olla isegi veel tugevam kui seal mõnel mängijal, et sealt sai ehedat emotsiooni näha. Ja jah, see näitab seda ühtsust ja ma kujutan ette, et neil on tegelikult ju Harjuga kogu aeg ju vinged lahingud olnud nii esiliigas ka ja see oli
ei tahaks jälle seda mingiks terbiks nii-öelda tembeldada, aga neil on oma vahel mingid nii-öelda... seal on kuidagi mingi rivaliteet. Asjad klattida nagu jah, et siin ikkagi, ma mäletan, kui nad siin karikas, eks ole, kokku läksid, siis sellest kõik jupp aega räägiti enne, et tuleb tähtis mäng ja see on äge selles suhtes. Isegi jah, huvitav on nagu see, et kuna lihtsalt ajalooliselt ilmselt nad on rohkem ühes liigas mänginud, siis nagu Harju ja United tundub oluliselt suurem vastas siis, kui see mäng, mida me tegelikult nagu saaks päriselt Nõmme terbiks nimetada, eks ole, ehk siis United ja Kalju, et seal muidugi mõni mäng on läinud ka nagu nii suurelt Kalju kasuks, et mis sa seal terbitad nii väga nagu, et unustame ära pigem ja läheme edasi, et mängime omasugustega. Nõmme terbi pole kaugel. Ei ole kaugel, jah. Et põnevaid mänge siin tuleb. Korra naistemeistriliigast ka, et seal ju mindi nüüd suvepausile tegelikult. Ja just kõigile nagu selles mõttes vajalik, et ajusid puhata natukene, sest samu nägusid näed nagu nii iga päev ju riietusruumis, aga nüüd näed nagu väljakul ka vastastega ikka samad näod kogu aeg, et ära tüütab natukene. Aga et miks sellest tasub rääkida, et kui me nagu räägime põnevast tabeliseisust, siis siin on meil ikkagi Paide 18, Viimsi 17, Flora 17, Viimsi ju Florat võitis siin just. Ja siis tuleb küll Saku 4. kellel on 10 punkti, aga neil on ka 2 mängu varuks, nad siin mängivad oma Balti liigat. Et tegelikult, ei saa nüüd kindlasti öelda, et paneme 6 juurde ja siis on seal kannul, sest et kellelegi ei saa siin lihtsalt midagi juurde panna, aga ütleme nagu loota võis. Et Sakul jah mängisid ju siin, veel olid bussiseiklused, neil jõudsid Lätti kohale, see oli nagu esimene saavutus ja selle pealt nagu ei saa mingit korralikku mängu teha, kui sa seal põhimõtteliselt vahetult enne mängu bussist välja astud. Mis ta oli kuulduste kohas, et 20 minutit enne mängu vist jõudsid kohale üldse. Just, et siis nagu ei saa seda skoori võib-olla nii väga vaadata. Oota, mis see nüüd põhjus oli? Nad sõitsid mängule, buss läks katki ja keegi kangelane tuli siis päästis ära, ma ei tea, kas... Päästis teise bussiga vist ära, jah, ma sain aru nagu, et ühesõnaga... No siukseid asju ikka tuleb jalgpallis ette. See 20 minutit on isegi hästi veel, siis ju nagu normaalselt... Aga seal... Mul on ka karjääri jooksul ikkagi tulnud huvitavaid asju, et alguses ma mäletan, pagan, kas see oli isegi debüüt või midagi, kui me Tammekaga kunagi jõudsime, ma olin pingi peal... Ma ei mäleta, kas see nüüd oli Tallinna Dünamo oli selline meeskond? Oli. Või oli see Ajaks või ma ei mäleta, ühesõnaga oli niimoodi, et Dünamo tegi siin mingit pikka aastaid püsinud neid rekordeid, kus nii palju ei olnud kellelegi löödud hooaja. Oli niimoodi, et Tamme staadion oli mäng, aga vastastel läks siis, oli see Ajaks või Dünamo, läks buss katki. Aga seal ei olnud niimoodi, et mingi asendusbuss tuli tollel ajal või mingit asja, siis need mehed hakkasid ükshaaval tilkuma. Tamme staadionit ja kõik teate, seal oli minu arust tollel ajal oli see aed juba ära vahetatud või? Seal on päris kõrge aed. Ja siis hakkasid järsku nagu need vastased hakkasid nagu ükshaaval, paari kaupa hakkasid nagu üle aia nagu ilmuma nagu spordikotid seljas nagu joosti staadionile. Et ja siis kiirelt riies. Spordimeest ei takista ka aed, kui vaja mängule saada, väga õige. Me oleks kunagi, ja siin lisaks kiirelt väike vahepala veel, et me oleks kunagi ise meeskonnaga TVMK-s oli, me oleks ise bussi ära lõhkunud. Läksime Inter Toto mängule Espo Honkaga mängisime. Ja tollel ajal ikkagi Soome puntide vastu pigem ei saadud. Ja meil õnnestus, see oli see kuulus mäng siin, me kaotasime, kordusmängu me kaotasime, aga me läksime võõrsile Honga vastu ja võitsime seda Hongat. Ja me läksime bussiga läksime oma bussiga ja hästi palav ilm oli. Ja tol ajal ei olnud niimoodi, et meil oli mingisugune kuskil restoranis pärast mängu mingi söök, vaid oli nagu ikkagi Eestist oli võetud... Võilevad kaasa. Ei, ma ongi tol ajal. Ei olidki võilevad kaasa. Mõtlesin, ongi võilevad kaasa, jah. Aga need võilevad oli pandud sinna alla, see kus pagas käib. Need kotid käivad. Aga me hommikul varaks minema. Just me ei ööbinud seal hotellis ka või ööbisime hotellis ja saiad olid... Ma juba näen, kuhu see jutt tüüri. Saiakesed olid seal. Ma ei tea, kui kaua nad seal all olid ja siis tegime need lahti, et hakkame pärast mängu siis hakkame taastuma järgmiseks mänguks. Esimene pakkumine oleks olnud, et nüüd tegite pagasiruumi selle lahti ja saiad tulid vastu juba sealt. Ja siis olid halvaks läinud loomulikult, käärima, mis nad seal olid, kehvad. Ja siis terve meeskond oli, ma mäletan nii hästi, me olime bussis, siis kõik tõusime vahekäiku püsti. Terve tee on ka meeskond, Borissovit, Sarajevit, seal Ossipovit, ma ei tea, kes seal kõik olid. Ja siis hakkasime, kuna need bossid olid väljas, sa rääkisid juttu, tuju oli hea, võidetud mäng, siis hakkasime nagu
bussi raputama niimoodi kõik 30 nagu buss hakkas käima küljelt küljele ja siis nõudsime süüa. Siis klubi otsustas, et davai, et viskame margad letti ja lähme sööme kuskil mingit normaalset sööki. Prestisime välja ühesõnaga. Mis ütlesid, kuidas see võõrsilmäng lõppes teil? Võitsime või viiki või? Ma tahtsin igaks juhuks kontrollida, 0-0. 0-0, aga see oli ikkagi hea tulemus. Ei, selles mõttes jah, et 2-4 oli kodus. Kodus ja kaotasime 2-4. Aga ma mäletan, et see oli nagu selles mõttes, et see oli nagu me olime ikkagi väga rahul selle 0-0-iga tol hetkel. Ja, kindlasti. See oli ju, mäletan ka, kus Soome klubid ikkagi tulid, siis Soome jalgpall oli nagu see, et meil polnud asja, eestlased käisid ju Soomes mängimas tol ajal veel, et oli, siis see oli nagu see nii-öelda see mingi esimese laine järgne aeg võib-olla, 2007 ma vaatasin. Päris alguses ju mindi siit, esimene koht, kuhu minna, eks ole. Ja siis tuli võib-olla see, kui sa ise ka käisid, eks ole, siis oli see teine järsk laine, kus hästi palju eestlasi oli Soome liigas korraks. Aga läks siis buss katki ka või? Ei pidas vastu ikka. Aga selles mõttes, et jällegi, et kus me, mis sa ütlesid 2007 on ja? Et 19 aastat, kuhu me 19 aastaga on ikka asjad nagu natuke edasi arenenud. Pealkirja saanud. Süüa nõudnud jalgpallurid keerisid meeskonna bussi kummul. Materjali kui palju. Aga jah, naistel siis on peaaegu nüüd 6-ajane paus ja siis läheb liiga edasi, nii et põnev kahtlemata. MM-ini oleme ka jõudnud ikka otsaga. Tegelikult me osa jutte nagu rääkisime ära juba ka, aga eelmine kord me saime teha nagu sellise kokkuvõtte, et esimene ring oli mängitud, nüüd on poole peal, et siin nagu väga suuri järeldusi võib-olla teha ei saa, aga paar asja, mis ikkagi nagu välja saab märkida, et meil on ikkagi esimesed meeskonnad juba selged, kes koju sõidavad. Haiti ei ole šokk, Tuneesia vast nüüd ka ei ole nagu tohutu üllatus, aga Türgi 2 mänguga, mis need oli seal, 1 miljon lööki. 63 vist. 62, 3 lööki vist sõltub arvestusest. Tõsi küll, neist nagu üleliia palju ei olnud raami. Aga meeletult palli valdamist, meeletult pungestamist, üritamist ja 0 ring ja koju sõit. Et juba on selge, et nad, kuna siis reeglid on need, et omavahelised mängud loevad, siis on selge, et nad võivad selle viimase mängu seal 12-0 ka võita, aga see ei muuda midagi enam, et nad ei saa tabelis enam tõusta nii kõrgele ja ongi kõik. Täitsa ootamatu, et Türgit ju ikkagi peeti mingisuguseks mustaks hobuseks sellel turniiril EM-i vaadates ja üldse, et neil on ikkagi seal alagrupist edasi pandi need, need kõik panid edasi. Jah, just, et ise oleks ka lootud, et nad on kuidagi must hobune ja arvestades, ma usun, et nad ise ka ju tunnevad, et see oli ikkagi kõvasti lati alt minek ju sellepärast, et kõik see show, mis seal Türgis enne tehti, kuidas neid saadeti selle eskordiga või nende bussi nii-öelda saadeti. Ja türklased teevad suurelt neid asju ikkagi üldiselt. Seal oli ju mingi, me rääkisime sellest ka, et selleks, ma ei tea, veel punaseid autosid seal oli, kuidas saadeti. See oli ikka müstika, jah. Aga võt. See oli ka rahvuslik tragöödia neil seal, ma eeldan. Arvata võib, jah. Et kui sa seal natuke vedas, et Haiti väljalangemine selgus vist mõned tunnid varem, et muidu oledki nagu esimene meeskond, kes koju läheb, eks ole, ja oleks siis nagu olnud nagu raske grupp, aga sa kaotasid Austraaliale ja Paraguay'le. Et rahvuslik häbi, ma arvan ikkagi. Aga see on nüüd ka näide sellest, et ei ole nii, et sealt 3 edasipääsega alagrupist, eks ole, kõik soosikud kõnnivad läbi lihtsalt. Et ma arvan turniirile, selles mõttes FIFA tõenäoliselt hõõrub käsi, et näed, me ütlesime, meie süsteem töötab. Seal on ju, jah, seal on osad väiksed pundid, kes on isegi veel ju konkurentsis, on ju? Ei, mis konkurentsis, kui sa vaatad siin Roheneme saared, hea küll, jälle, väikesed pundid, nad tulid, nemad ei tulnud nagu nii, et kuskil anti hirmus palju midagi juurde ja kõik, nad tulid ikkagi nagu Afrika valiksarjast, jah, Afrika sai kohti juurde ja kõik, aga nad pidid ikkagi korralikud koondised selja taha jätma selleks. Kamerun mäletamist mööda, mul oli, kui ma õigesti mäletan, oli vist neil see, kelle nad välja lõid, et see ei ole mingisugune naljasats ja eks need kahe maailmameistriga 2 viiki. Eks need nii jutumärkides väiksed satsid ega endalgi kas või mõneks mänguks ettevalmistus tehes, siis vaatad, et see maailma jalgpallist tuntud vend, et see mängib selles või selles koondises, et seda on ju siin ka, ma arvan, et paljudele tuli üllatuseks ka see Aaron Van Bissaka, kus ta on nüüd selles Kongo.
jah, et see tuleb ka Kongo TV, vabandust, ütlen igaks. Tuleb ka ju, võib tulla üllatusena, et esindab sellist koondist. Noh, ja Roheneeme Saari vaatad, eks ole, siis supervärav Uruguay vastu. Ja siis just kui selline, väga paha poole ja lõpp, aga siis teisel poolel jälle kaotus see just välja tulek, et ei olnud selline nagu Hispaania vastu tõesti, et hammastega hoiad kinni ja väravavaht tassib ja kõik mehed teevad elumängu ja saame selle 0-0 kätte kuidagi, aga jah, vaatad neil ka seal, need Kevin Pinad, Ryan Mendesed, et need on ju ikkagi täitsa normaalsel tasemel mängumehed, et need üllatused on vahvad asjad ja Roheneeme Saartel on vaja viimases voorus lihtsalt võita Saudi Araabiat ja oled edasi. Seejuures ka viigist võib piisata täiesti, et oma 3 punktiga sealt võib veel edasi minna täitsa, väravate vahe jääb siis ju normaalseks. Et ei pruugi neil see muinasjutt üldse läbi olla veel, kuskilt otsast. Ei pruugi, aga praegu on nagu veider on sellest MM-ist või mingitest asjadest nagu rääkida, sest osadel meeskondadel pole veel teine mängki peetud, et ei vaata, tegelikult me räägime sellest MM-ist ka nagu nii, et nüüd võistkonnad sõidavad MM-ile ja raske klubihooaeg on selja taga ja õudselt keeruline ja kõik, ja siis vaatad, et tegelikult on ju see, et sa mängid praegu mingi nädala tagant ühe mängu, et see ei võta tükki küljest kellele. No ei ole päris nii. No okei. Päris suured vahed on mängude vahel selles. No kas on üle 4-5 päeva? 5 päeva on. 5 päeva ma usun küll, jah. 5 päeva on küll kindlasti, oota ma kohe ütlen sulle. Esimene mäng oli siin näiteks 11. algas. 11. algas. Ja ma vaatan, millal Inglismaa oli, eks ole, viimane nagu suur koondis, kes mängis Inglismaa jõudis väljakule alles 17. Praegu on ka nii, et nad mängivad nüüd 17 ja nüüd mängivad 23. 6 päeva. Et sisuliselt ikkagi nagu mäng nädalas, et selle tempoga ma arvan on kõik harjunud, pluss sul on ikkagi suur tugevad koondised, eks ole, just nagu suurtel riikidel ei ole seal küll mingit probleemi, aga elavad need väiksemad ka ilusti üle ja Curaçao, eks ole, ka ju sai Saksamaalt hirmsa paki, rääkisime seda, et võib-olla neil oli nagu see, et lagunes kõik ja siis sa teed Ecuadoriga, kes oli ikkagi ka üks must hobune enne turniiri, teed 1-1 viigi ja Ecuadori, või 0-0 viigi, vabandust, ja Ecuadoril on nüüd 1 punkt ja see tähendab seda, et kui nad edasi tahavad saada, siis neil on väga lihtne ülesanne. Saksamaad tuleb võita viimases alagrupi voorus. Natukene võib äkki aidata kaasa see, et sakslastel on edasipääs kindel, aga teisest küljest seal võib ju väga palju lugeda ka see, et kas sa lähed esimesena või teisena grupist. Ei, ma usun, sakslased seal armu ei anna. Jah, seal sul jalga sirgu laseb, neil on seal omad asjad tõestada ju pärast seda, kui nad Elevandilu ranniku vastu rongi alt välja tulid. Tõnis Undav oma täiesti müstiliste koondise numbritega. 29-aastane mees on järsku otsustanud, et Saksamaa koondise eest, kus nagu üldiselt ei ole mingid naljavastaseid, 2 aastat tagasi tegi debüüdi ja koondise saldo on 11 mängu 9 väravat. Ja sealt tuli jälle juba avaldati need, kus ta siin mõned aastad tagasi, mis liiga tasemel ta mängis ja kus ta oli. Jälle üks, ma ütlen, lood, need kõnetavad. Roheneeme Saarte lugu, seesama, ma ei tea, Curaçao, kes on ka oma pundikust kokku pannud, eks ole. Saksamaa lugu. Aga kes on ka üllatavalt hädine oma 2 viigiga on Belgia olnud. Kas nüüd üllatavalt hädine muidugi, ma ei tea, sest et neid on ka tambitud oma jagu. No, see eilne mäng, mis neil selle Iraaniga oli päris kohutav selles suhtes, et Courtois ikka täiega pidi tassima, et seal nagu üldse seda Belgiat kuidagi mängus hoida ja Iraanilt ju tegelikult võeti 1 värav ära ka minu meelest suluseisu tõttu, et kahju, et võeti, sest jube vinge oli seda emotsiooni näha nendes Iraani poistes on ju, et üliäge, aga tõesti emotsiooni, see, kuidas see joonistatud oli, mäletate, kus see pärit oli? Või trahvilöögist oli minu meelest päris hästi ei trahvilöögist jaa, aga see kes see seda demonstreeris, mis turniiril see oli, kus see oli ju mõtled sa EM-i? Holland, EM-il tegi vist Weghorst lõi niimoodi. See oli ka mingi otsus see oli 90 pluss midagi, äkki Argentiina vastu? EM-il Argentiina vastu. Ei, see oli eelmine MM siis. Kuskil, ühesõnaga Holland ju joonistas ei, eelmine MM oli see äkki vist või
mul on juba turniirid sassis. Turniirid on sassis, aga see ju siin ütleme 2 või 4 aastat tagasi Holland joonistas selle oleks Argentiina nagu meeles. Selle täpselt samasuguse oli. Joonise välja. Ei, no ühesõnaga Holland see oli, selle juurde võime jääda. Aga ma ei tea, kuidas sa selle üles leiad, et ei, leidsin, Veghorsti järgi. Ikka MM, jah. Mul oli see Argentiina oli kuskil Katari MM. Ja kelle vastu? Argentiina, jah. Argentiina vastu poolfinaalis joonistasid, ei, veerandfinaalis. Joonistasid ja siis läks lisaajale vist tänu selle lahti 90+11. Sellisel tagasihoidlikul hetkel pani ära. Ja siis läks lisaajale ja läks penaltitele ka. Siis muidugi, jah, seal läks näpu vahelt ära neil. Aga Belgia on senimaani nagu ei ole nagu. Ei ole nagu, jah. Ja no vaata, ütleme siis, kui nüüd veel senise MM-i mina julgen öelda kõige, ja vist jääb ka selleks, nagu kõige imelikum skandaal. Et kui Jeremy Doku ütleb, et ma tahaks oma esiklapse sünni juures olla ja siis mingi ajakirjanik nii-öelda sõidab talle sisse, et ega mehed ongi seal kasutud, et see on üldse üks kole sündmus ka. Umbes, et seal pole midagi vaadata. Seal ei tohiks nagu mitte kellelgi, mitte mingit etteheidet olla, kui mees selle tõttu soovib nagu minna. Mis skandaal sellest tuli? Belgia ajakirjanik on nüüd nagu sae käima tõmmanud. Üks Belgia. Ei no jaa, aga ta tegi seda nagu avalikult, see oli niivõrd jabur lihtsalt, eks ole. Ma ei saa üldse aru, miks see teema nagu on. Me oleme Sarunas ja Sikevitsus andis ju selle pressikonverentsil selle vastuse sellele jumba ajakirjanikule. Noor poiss küsis ja siis Sikevitsus küsis, et noormees, aga kas teil on lapsi? No vot, kui tuleb, siis saate aru, millest me räägime. See, et meil on mingi finaali, ma ei tea, mis oli mingi otsustav mäng või midagi, eks nohu sellega võrreldes. Kui mees saab isaks, siis ta läheb sünnituse juurde ja lihtne. See ei ole nii keeruline tegelikult. Aga ma ei tea, kas see oli juttu sellest, et kas ta tuleb tagasi mingi hilisemas faasis? Nad sätivad seda. Muidugi tuleb tagasi. Seal pannakse, see on Belgia koondis. See on Belgia koondis ja Manchester City mäng ja see vend võtab oma raha eest ära lennuki, kui tal vaja. See ei ole teema. Seal võetakse äpp lahti ja tellitakse Uber lennuk. See ei ole mingi teema, ta on esimesel võimalusel tagasi seal, eks ole, kujutad ette, kuidas see vend väljakul lendab, kui ta sul tagasi tuleb sinna. Ja küll nüüd on see küsimus, et millal see ilus sündmus juhtub, et võib-olla turniir on Belgia jaoks selleks ajaks läbi lihtsalt, aga et miks see nagu üldse teema? Ei no loomulikult see ei ole nii, just nagu see, et kui sa kritiseerid, et ei koondis on ikka tähtsam, see on üks asi, aga sa ütled umbes, et mehel ei ole seal midagi teha, see on kole sündmus. Jutt see on. Pole ka õige asi, mida öelda kindlasti. Oota, aga mis ta pressikonverentsil? Ma ei ole seda... Kuskil nende vist telesaates, minu meelest oli mingi saatejuht, kes nagu võttis siis seda ongi keeruline ette kujutada, et kuskil pressikonverentsil mingi ajakirjanik niimoodi ütleks, see visatakse ju sealt 3. korruse aknast alla. Kusjuures oluline nüanss, naiste rahvas. Naine ütleb. Just, et see oli veel nagu, et sa hakkad mõtlema, et kas sul on endal lapsi, kas mida su mees näiteks arvab sellest, et nagu sina siia ei tule. Pole sinu asi. Et ühesõnaga see täiesti totter, aga ma saan aru, et Belgias see on nagu suur teema ja see on nagu sükst, neil ei ole vaja seda jama praegu sinna ümber, neil oleks vaja mängule keskenduda. Aga... ma ei saa aru, mismoodi see seal suur teema saab, nagu suur teema, mis nurga alt see on seal suur teema? Et see, et Doku ei lähe, see on nagu... Sa oled nagu kollase ajakirjanduse toimimispõhimõtetega kursis, kõiki asju saab suureks puhuda, kui vaja on. See on nagu eluõpet. Nagu esimene, ma nagu päriselt nagu... TikTokist ei ole kuulnud, aru ei saa millestki. Ja see on kõik ju, see on alati niimoodi olnud, et jalgpallurid on ju... Muidugi on. Ma olen sinuga nõus, et see on lollus, eks ole, aga kuna keegi tegi suu lahti, siis see on miskipärast nad nagu arutavad seda suurelt laialt. Nüüd on igatahes vabandanud see inimene, kes juhtis seda saadet. Selge. Natukene minu jaoks on see, et vaata, oled ajakirjanik, siis peab midagi arvama. Ja siis tahad olla natukene selline vastuoluline ka ja siis ütled sellise asja nagu välja. No ega ikka kogu aeg ei pea küll, ma arvan. Ei pea tegelikult ei pea. Et kui on mõte, nagu, siis võib arvata. Kui mõtteid ei ole, siis ei pea arvama. Aga okei, see selleks. Et ütleme natukene vähemalt, ma ei tea, kuidas teil, aga minul on nüüd tekkinud mingisugune selline MM-rutiin nüüd. Eks ta on nüüd 10 päeva kestnud ka see turniir, et ja täpselt, et meil pole veel enam-vähem pooled võistkonnad pole oma teist alagrupi mängugi mänginud, aga korra võib-olla hüppaks nagu selle juurde, et mida me saame praegu rääkida, et korraldajatel on hea seis, kõigil 3. Et USA-st sa juba rääkisid, eks ole, nemad on üllatanud. Mehhiko on edasi ja Kanadal on ka tegelikult ju igati okei, siis välja arvatud ühel mehel.
et Ismail Koneel läks tõesti pahasti natukene, aga noh, 6-0 teeb ikka tuju heaks, isegi kui see Katar on sul vastas ja lõpetab 9. Kanadal muidugi, noh, Šveits on vastas, et viimasest mängust on raske midagi saada, aga 4 punktiga, noh, see on selge ka, et ega see nagu välja ei jää. Ei no, miks nad Šveitsi vastu midagi võiks saada? No raskeks läheb, ma ütlen. Ma ei oleks nii kindel. Sa ei usu ka Šveitsi? Mulle ei ole? Mitte ma ei usu mitte et ma ei usuks Šveitsi, vaid et ma arvan küll, et Kanada saab ikkagi Šveitsi vastu väga edukalt hakkama kodus mängides. Ma ei tea, mulle isiklikult tundub, et Šveitsis on mingi kasutamatu potentsiaal nagu veel täiesti. Et on mingitel hetkedel on suutnud näidata, siin Bosnia vastu lõpus küll alles, aga suutnud näidata nagu päris head minekut. Et seal ju tegelikult mängijaid ja nimesid on. Et ta jällegi Johan Mansambist, ma arvan, väga paljud võib-olla ei olnud kuulnud, okei, ta mängib Freiburgis ja kõik, aga sellise laia avalikkuse teadusesse, ma arvan, ta tõusis nüüd oma väravatega ja selline kuidagi võib-olla ka mingi märk sellest, et meeskonnas on asjad hästi, et oleks ju saanud kübara lüüa penaltist, aga meil on Granit Xhaka, kes lööb ja Xhaka ütleb ka hästi rahulikult, et aga need on noored poisid, et küll sul need kübara võimalused ka veel tulevad, et meil on siin paigas need penaltilööjad ja nii on ja kõik. Et ei ole nii, et ma nüüd võtan. Tegelikult ei oleks ju suurt midagi muutnud enam, eks ole. Mäng oli tehtud selleks. Ja Mansambi tuli pingilt ka veel 71. minutil, 3 minuti pärast ja siis 90. ka veel otsa. Just. Ja üldse tuli ja tegi nagu hea mängu, et aga jah, juba raske on nagu endiselt ikkagi mingeid järeldusi teha, sest et nagu see turniir on näidanud siis. Ja nagu me arvasime ka tegelikult, siis ega need esimese mängu võidud kaotused, need ei pruugi mitte midagi näidata. Aga kui sa ütlesid, et see MM-i rutiin on tulnud, siis ma ei tea, mind juba häirivad need, ütleme, mulle sobiks see, et 10 hakkabki see esimene mäng, kui see 7. ja 8. mäng on nagu nõks isegi liiga vara nagu suve kohta. Et jälle häda. Kuidagi sõidab nagu õhtusse liiga vara sisse, et see 10 on... Ei, nõus, ma olen ise ka tegelikult selles suhtes, ma olen nagu ka märganud, et mul kuidagi selle mängu, see tihti nagu läheb kuidagi näpuvahelt selle mängu algus ära, et hakkad kuskilt natuke hiljem vaatama, kui töö just ei nõua, et see on tegelikult harjumatu. Muud tööülesanded, vaata, kui meil on siin Premium liiga olnud, eks ole, kõik need nagu sõidavad sisse sellele. See on tegelikult harjumatu, et need ei ole nagu konkreetseid mängu algusaegasid. Jaa, ta tunni lõikes, eks ole, kõigub, aga sa pead alati vaatama, et siis ongi täpselt avastada, et oi, täna on kell 8. nagu sul. Ja minu õnnetuseks, minu kurvastuseks Šotimaa kaotas on ja Briti saarte punt. Mina ikka neile hoian pöölt. Aga neil on ka veel kõik. Kelle neil viimane mäng on? Võimalused elus, ma just praegu keringi, see on ka alati, kui sa tahad nagu vaadata, mis seis mingis grupis on, siis sa pead scrollima meeletad, otsima seda gruppi. Kus ta oli nüüd? Aga kui sa sellest rutiinist rääkisid, siis mõtlesin... Šotlastel on lihtne mäng viimane voor. Mingi Brasiilia ainult. Nojah, aga see rutiin, see on ülikeeruline, kui sa hakkad kell 10 seda mängu vaatama ja sa tead, et kella 1 on ka mingi mäng. Sul tegelikult tekib see kiusatus ja siis sa vaatad kella 3 vaatad seda mänguna. Jaa. Ja, siis ja kui siis osutub veel huvitavaks, siis sa jääd nagu kinni, et mis siin Pajunurmi ju rääkis just, eks ole, tal oli küll siis selle õhtuse mänguga oli see, et hakkan vaatama ja mõtlesin, et vaatan esimese poole ära, lähen magama, hommikul on vaja vara tõusta ja siis oledki seal voodis, mal tahvel käes ja vaatad, eks ole, sest hea mäng on ja põnev on ja vaatadki lõpuni. Mis iseenesest on muidugi tore selles suhtes, et nad võivad need mängud seal 4 tükiks lõhkuda ja igasuguseid asju teha, aga et läheb meile korda endiselt. Vot. Kiirelt lühikesed teemad ka, nädala kõige loetum uudis oli üllatus euroloos. Läheb inimestele õnneks korda endiselt. Ehk et kes Eesti klubidele vastu tulevad. Premium liiga ennustust me praegu siin tegema ei hakanud, sellepärast et meil on ju neljapäeval veel üks saade. Ja enne seda Premium liigat ei toimu, mehed. Nii et seal mehed segavad kohvisid, nagu see Koskor ja kompanii seal Tammeka väravatäistuse puhul tegid. Koskor segas, nagu mulle meeldis see kaader meeldis, kus Koskor segas seda. Ja siis väga hästi oli püütud pilti see, kuidas siis teised õnnitlevad Koskorit, aga siis oli see vist Miil, kes seal tagasi segas oma ette. Ei, seal mina nägin mingi pilti, kus terve meeskond segas. Ja ei kõik, aga see kuidagi see oli nagu hästi kaadrisse püütud, et nad segasid ära, eks ole, ja siis teised, aga
tegid need liigutused ära ja siis läksid nagu Koskorit, aga Miil oli seal veel 3 meetrit eemal ja see segas edasi. Oota, aga mis see lugu selle Koskori täistuse taga on? Mis see... Ta on seda varem ka teinud. Aga minu meelest ma ei ole küsinud ta käest seda, et peaks küsima. Mina küsin nii kaua toimetajalt, et kuhu ta saatis mulle selle tabeli, kus meil on ennustuse tulemused. Ma tean, et ta saatis, aga ma ei suuda seda praegu üles leida. Aga ei, mulle meeldivad vaata jälle sellised asjad, et noh, mingi tähistus, mingid asjad välja mõeldud, mingi siuke... Anieril, ma ei tea, kas sa panid tähele, Anieril oli ka mingi märk, näitas mingit kätega mingit märki seal, kui ta penalti sisse lõi. Midagi ta näitas, jah. Käed pani umbes nagu kuidagi 3 nurka või midagi sükest. Kuidagi ta seal tegi. Midagi ta tegi seal. Tähistusega mul tuli meelde, sa rääkisid see, vaat see Iraani värav, et selles mõttes nagu jumal tänatud ka, nagu et see ära võeti neilt. Et seal ju mees tahtis hirmsasti mingit tähistust teha, teised tulid kõik, et hüppan sulle kaela ja see lükkas, noh, ikka paarile vennale pani nagu vihaga kätega rindu, et jätke mind rahule, ma tahan, meil oli ju välja mõeldud kõik ja siis ikka mass vajus peale ja ei saanud ta midagi teha. Aga võeti ikka ära. No siis võeti ära, no siis olekski vaata tühja läinud, et noh, nüüd tuleb ju lüüa järgmine nagu õigesti ja siis on hästi jälle. Nii, meil on leidsin üles seisud. Ennustuse seis on praegu siis selline, tuletame meelde, et Raul Ojassaar 50. No mul tuli küll Kamaluga siit viimasest nädalast punkte minu andmetel. Noh, võib-olla tuli, aga siis peab vaatama oma stardipositsiooni sel juhul. Laura Jaansen teisel kohal, siis on maas Raulist 3 punktiga. Siis tuleb keegi Kangur, kes on maas liidrist 4 punktiga. Ma ise ka ei tea, kust ma sinna olen sattunud. Vahepeal ma olin kuskil täitsa põhjas, ma ei ole üldse vaadanud neid seise. Siis tuleb Viivatpet, mis nagu selles mõttes teeb mulle rõõmu, et ikkagi inimene on targem kui tehisaru või ma ei tea, kes neil kokku paneb seal need. Nemad on siis liidrist 5 punktiga maas. Ilus, väga ilusti jookseb järjest, ongi täpselt nagu see naiste meistriliiga tabel, et punktised vahed kõik. Siis tuleb Chris Ilves, kes on omakorda siis Viivatpetist 1 punktiga maas. Siis tuleb väike vahe. Mis vahe sul tuleb seal? No ma ei tea, minul tuleb siin pretensioonid toimetajale pannud, minul tuleb 3-punktine vahe siin. Ja seal on siis Heiti Heli ja Markus Jürgenson. Ma olen esimese kinni nabind, jah? Heiti. Ma arvan, et ma olen ta kinni nabind ja nüüd hakkan tasapisi siis neelama neid. Aga see vahe siis, ütle minu vahe esikohaga. See on 7, 9. 9. No seda annab tagasi teha. Seda annab tagasi teha. No, aga no seda tõesti annab tagasi teha. Toimetaja ütleb, et Jürgenson sai 2 punkti viimasest voorust. 2 punkti 5. 2 punkti 5. Ja 2 oli muide maksimum ka, sest et meil ju seal paljud panid Flora võitu ja muid asju. Mina vist võtsin, ma panin Tammeka võidutäppi ja siis ma panin Nõmme Unitedi võidutäppi. Ja siis ma ei ennustanud Levadiat. Okei, Levadia mängis Viiki, ma ennustasin Levadia võitu. Leva pani ka enamik pani, või kõik panid vist Leva võitu. Ja siis, mis see Paide võitu ma ei ennustanud? Vaevalt küll. Panin siis Flora ja mis üks ütleb toimetaja kaadri tagant. Ja 4 mängust. 4 oli, jah? Okei. No pooled täppi siis. Pooled täppi. Kõva. Meil on lugeja küsimusi ka tulnud, need on juba tegelikult suuresti vastatud ka, küsiti selle Tammeka poiste aktsiooni kohta, kiidame heaks. Kindlasti kiidame heaks. Siis tegelikult küsiti ära ka, või vastasime ära ka küsimuse, ma eeldan, et see oli MM-i kohta mõeldud, mitte Premium-liiga kohta, kes tegelikuks mustaks hobuseks tõuseb. Et noh, tegelikult USA-l on potentsiaali küll, väga raske on praegu öelda, vaata kui noh, ootaks nagu ära, kui vähemalt need kõik grupid on teisel mängud. Kas see Marokot, kas Maroko eelmise MM-i poolfinalist, kas must hobune ta ikka on nagu, eks? Ta oli siis üllataja, kas ta on ikka üllataja? Vaata, kus nad nagu on maailma edetabelis, kuidas neil on mandrimeistrivõistlustel läinud, eks ole, ja siis ja neid must hobune. Asiaati ei maksa ära unustada. Ja Jaapanist me oleme ka tegelikult rääkinud, et noh, mis nagu Jaapan, mis must hobune nad on. Lõuna-Korea, vaata, võib-olla, võiks nagu natuke juba olla, eks ole. Aga noh, okei, see, et nagu Jaapan või Lõuna-Korea jõuaks, eks ole, MM-il, nagu, ma ei tea, poolfinaali näiteks, noh, see oleks ikkagi saavutus. See Jaapani edu praegu tegelikult ülisuur üllatus ju tegelikult ei ole. Kogu aeg see tase on olnud ikkagi ülihea. No ja mis edust me praegu räägime, eks ole, oli see, et nad võtsid, nad on võtnud viigi ja võidu, mis mõlemad eraldi võetuna on sellised suht nagu loogilised tulemused, kui sa vaatad vastaseid. Et jah. No jah, Lõuna-Korea on, noh, seal on ju need ei no seal on Son ja noh, muud no Soniks, aga seal on ju veel sul PSG-st ja seal on ju nagu mängijad, eks, mängumehed. Vot, et me sellele küsimusele tegelikult vastame siis võib-olla, kui see jah, nagu esimene
või teine ring on siis mängitud, siis saab mingi pildi juba ette. Ja siis on veel 2 lugeja küsimust, üks on see, et kas Estonian Talent Project jätkab nüüd, kui Toomas Maibaum on Eestist lahkunud. Meile teadaolevalt vist pigem mitte, vähemalt mitte sellisel kujul. Vist, mis on ka üsna loogiline, sest et tema oli selle asja eestvedaja ikkagi, et kui ta Eestist ära läheb, siis aga ma arvan, et nagu nii-öelda loodust tühja kohta ei salli, et ju mingil moel siis kas tehakse koostööd, sest asi ise oli ju nagu edukas, edulugu. Asi vist jah, pigem on nagu, ma jällegi ei tea kõiki neid nüansse, et kes kuidas arvab, aga pigem tundus küll, et oli nagu kas edulugu, aga see nagu toimis, see meeldis väga paljudele, see mulle isiklikult, jälle isiklikku seisukohta väljendades, mulle sellised asjad meeldivad. Edulugu selles mõttes, et poisid ju mängisid normaalseid tulemusi. Aga lihtsalt siin on see, et kuidas kas leidub keegi, kes viitsib nagu samasuguse mahuga edasi teha ja kuidas klubid tegelikult seda asja näevad. Siin on ju see, et me räägime väga paljude klubide nagu kokku klappimisest, et kuidas nad nagu hakkama saavad sellega. Ja tegelikult üks selline natuke ühtpidi nagu naljakas, aga teistpidi ka aus küsimus, et kui esindusmeeskond kukub liigast välja ja duubel tõuseb, kas siis vahetatakse kohad? Tegelikult aus küsimus. Ei tundu reaalne. Ei tundugi reaalne, aga küsimus kui selline, et kas see on kuidagi reguleeritud. Meil on, ütleme, lihtne näide on praegu võtta teoorias. Ütleme, Levadia duubel näiteks võib-olla ei kuku nagu, või tähendab, Levadia esindusmeeskond ei kuku praegu esiliigasse, seda ohtu nagu ei ole, aga ütleme Nõmme United näiteks, kelle duubel mängib esiliigas. Teoorias võimalik, duubel paneb esiliiga kinni ja esindus jääb kõrgliigas viimaseks. Aga minust see on võimalik. Ei, leidsin reeglitest punkti. Ei, siis lihtsalt langeb ju duubel langeb liiga võrra matala. Sellega on arvestatud, reeglites on punkti ilusti kirjas, ärge muretsege, seal on see, et kui oled välja pannud nii, et sul on esindusmeeskond ühes liigas, duubelmeeskond, mis peab alati mängima astme võrra madalamas liigas, et siis niisugusel juhul see duubelvõistkond peab järgmisel hooajal osalema vähemalt aste madalamas liigas kui klubi kõrgemas liigas osalenud võistkond, olenemata saavutatud tulemusest. Nii et sellega on klaar. Kukub teise. Ehk siis jah, kui nüüd ütleme näiteks Nõmme Unitedi esindus peaks kukkuma, seda me oleme ju näinud ka, et Kalevil oli nüüd alles, eks ole, minu mõelest see, et kui kukub esindus kukub esiliigasse, siis duubel peab lahkuma sealt esiliiga B-sse, nii lihtne ongi. Et siin ei loe see, et kui sa ka liiga kinni paned, siis ei saa lihtsalt ja kõik. Et ei ole sellist tagaust jäetud, et nimetame ümber, Maardu Levadiast saab Tallinna Levadia või vastupidi ja paneme edasi. See on välistatud. Aga peaks olema kõik selleks korraks. No, siis on nii ja paneme see... nüüd on ju jaanipühad, Jaanid. Mis sa siin kuulutasid, et su töönädal lõpeb selle saate lindistuse lõppemisega või? Ainult paar ülekannet ERR-is. Ei jah, selles mõttes, et ma loodan, et... See pole töö ju, see on lõpu. Ma varjasin seda juhatuse eest viimse hetkeni. Juhatus ei olnud kursis. Juhatus ei olnud rahul ka, ma arvan, kui sa avalikustasid selle. Või juhatus ei tea siiamaani äkki. Aga ma mängisin selle nii välja, et ma nagu oleksin seda kohe alguses öelnud, aga tegelikult see 23. mäng, mina lähen 23. kell 8, pole hullu, mis on, teed selle ettevalmistuse ära, teed mängu ära ja siis sõidad väiksele šašlõkile. Aga 24 on mul ka kell 10. Aga ma mängisin selle nii välja, et ma nagu valetasin tegelikult, et ma teen jälle ülestunnistuse. Ma tegelikult valetsin, see mäng tuli hiljem, nagu keegi Uiboleht vist hüppas alt ära ja ei saanud minna 23. Ta on iga suur turniir on Mihkel teinud neid 23. ja 4. kandis neid mänge, kuidagi on selline traditsioon tekkinud. Aga nüüd hüppas ära ja siis ma võtsin selle nagu jooksvalt vahele. Aga mina ei tea, ma teen, mul pole nagu kui mul on valida, kas ma teen MM-i mängu kommentaari või valan pisara, et ma ei saa, kas ma peaksin siis valama pisara, et ma ei saa nüüd ühte vahukommi seal lõkkjärst teha. Siis ma teen MM-i hea meelega. Jah, see Belgia ajakirjanik, see kiidaks heaks. Ka, et MM on ikkagi ainukordne juhus elus. Ei tea, millal jälle saab. Jah, ma ei poolda seda, et ma nüüd pere arvelt nüüd terve selle jaanipüha nagu lammutan siin telemajas. Kõik on hästi. Aga ma jõuan mõlemasse kohta. Ma jõuan enne seda ülekannet sinna kõike tegema ja ma jõuan pärast. Kuule, inimesed on paljudes ametites jõulude ajal, jaanipäeval, igal pool. On vaja. Praegu on vaja. On selline üritus. See on vaja. See on kord 4 aasta tagant, jaanipäev on iga aasta. No EM-id on ka. Vahel.
no ikkagi jaanid on tihedamini. Aga praegu saad nagu selle argumendiga minna ikkagi, et aga ei no MM on iga 4 aasta tagant, ära muret. Siis kui EM tuleb 2 aasta pärast, siis ütlete, EM on iga 4 aasta tagant, ära muret. Ja, aga et vale, ei, pere tuleb ikkagi, pere on esikohal ja, no, ja pere jääb esikohal. Ma arvan, et keegi ei arvanud, et keegi ei kahtle ka, et sa oled siin nii palju häid lugusid rääkinud sellest, kuidas järeltulevat põlve mõjutada ja kasvatada, et see on parimas mõttes, tõesti ilma igasugune. Ei tulebki. Et see kõik, keegi ei kahtle selles. Vot, kuulge, hea küll, mõlaks läheb. Tõmbame joone alla, seekord selline saade täna, järgmine juba jälle, võib öelda mõne päeva pärast, ehk siis kui pühad on läbi, siis 4 päeval jälle oleme järgmise saatega eetris, nii nagu Pikettel see praegu MM-i ajal on juba tavaks saanud, võib nii öelda. Ega midagi, nautige MM-i, nautige pühi ka muidugi, vabu päevi ja ärge lollusid ehk, see on põhiline. Kohtume jälle.